Lotta nuitis, Bella nuitis, mina nuitsin. Ma pean skripti edasi lugema. Ma ärkasin üles, et mul oli see hingamismask peas ja ma kuulsin, kuidas see aparaat nagu piiksub nagu elu. Nagu. Me full kaklesime seal köögikraanikausi juures, et ma hoian jooned kinni, siis... Ma tahtsin talt nagu käest kinni võtta ja öelda, et tee midagi palun. Nagu... Ja mul oli nii halb olla, mul oli pudelargi vahel lihtsalt. Ega mul ei oleks väga kahju, kui keegi mul otsa endiselt sõidab. Bella! Tšau! No nii, ikka tagasi. Ja, kuigi paus on päris pikk vahele. Me väga vabandame, et on väike paus vahele jäänud, aga meil on siin rasked otsused olnud, et mis nüüd edasi saab? Kas panna putka kinni või mis? Jah, et meil on kahjuks nagu teile kurvad uudised, et me vist lõpetame. Ja, mis te arvate? Seekord läks nüüd nii. Ja, aga tegelikult see on nali! Ma saan pärast koristada. Ja. Me lõpetame... See tuli ikka väga kõva puhuga. See oli päris korraling. No jah, igatahes. Me lõpetame selleks hooajaks. Me tahtsime tegelikult teada, et selleks hooajaks me lõpetame, et nüüd esimene hooaeg on ametlikult tehtud. Tüdrukud, me oleme tublid olnud, nukid. Et me tegime ära, me oleme tublid olnud, päris kiirelt on ainult tegelikult see aeg. On küll, jah. Nagu väga kiirelt. Aga ja selles suhtes ikkagi positiivne uudis, et me niimoodi nüüd ei lõpeta, et me üldse enam tagasi tuleme ikka. Ma arvan, et juba järgmine nädal, kui mitte järgmine nädal, siis ülejärgmine. Et vaatame, kuida jõuame täpselt, et meie see nagu, kuidas mõtled, episoodid ülespanemine ka suht nagu varieerub, sest meil lihtsalt on vahepeal nii palju teha, et me reaalselt ei jõua. Nagu näiteks, kiired mutid. Ja, nagu näiteks see nädal oligi lihtsalt, et kuna mul olid missivõistlused, siis me lihtsalt ei jõudnud filmida. Me ainult jooksin ringi nagu. Et siis oligi nagu, mul polnud reaalselt vaba aega, ma olin hommikust õhtuni proovides. Ma ei jaksanud nagu öösel ka siia tulla, vara jälle hommikul üles. No ja Bella oli tööl, eks ma ei hakka üksi siin podcasti. Et nüüd ongi nagu keeruline see, et Bella on tööl esmaspäevast reedeni. Hommikul vara nagu kella 5:30 või? No 5:30 sööd koju enam-vähem. Midagi niisugust. Ja siis ongi nagu keeruline, et millal me teeme seda, mul on tööpäevad, siis ongi, et ongi mingid muud asjad ja siis leida seda ühist aega, me ikkagi pingutame, et küll me kuidagi jõuame. Et teie jaoks. Aga räägime natuke võib-olla sellest, mis emotsioonid teil on üldse podcasti osas? Kuidas te tunnete, kuidas meil läinud on? Kas te olete siin midagi õppinud? Kas te tahate ise seda jätkata? Või mina sunnin lihtsalt? Ja mul skript jälle ees jookseb. Ja, mida meil tegelikult nagu siin seina peal jookseb, mida Bella ütlema. Ja nüüd tuleb... Peaks ütlema, et... See... Väga meeldib. Ja ei, mulle väga jubedalt meeldib. Ma soovin jätkata, sest see on parim otsus mu elus. Bella mõtleb, inimväriselt mõtlebki varsti, et ma päriselt sunnin nagu teid, sest ma olen kuulnud seda, et inimesed reaalselt arvavadki, et ma päriselt sunnin teid siin olema. See on väga vabatahtlik siin. On küll, jah. Ja, et ei ole mingit noaähvardust. Lihtsalt alguses oli see kohati nagu kaamera hirm vaata, et see läheb netti ja kõik kuulavad seda. Aga nüüd on suht pohhu juba. Istud sinna tiksud ja räägid juttu ja... Just. No selles suhtes ma arvan, ma selles kaamera ilmust veel ei ole üle saanud, aga jõuad veel? Jõuan. Sellepärast tulebki teine hooaeg vaata, et Lotta pool 2. 5 hooaeg saab läbi ja Lotta ikka. No ma ei ole sellest kaamera ilmust veel üle saanud, aga küll me jõuame. Tunneb väga hästi endaga. Ei, aga mõni inimene ongi selline, kellel võtabki aega see nagu nii-öelda hirmust välja tulemine või et sa suudad ära harjuda sellega. Ehk siis ongi nagu väga suur eneseületus mulle, et ma istun siin, aga mis on challenge'id eluks. Just õige täpselt, ega tulebki enda hirmudest lahti saada, sest muidu on nagu... Mis sa saavutanud oled. Ja, mis sa saavutanud. Kui mulle täiega meeldib, kui inimesed tulevad ja ütlevad, et kui lahe podcast. Ja see on nii armas nagu
ütlevad, et nad kuulavad ja ootavad, et see üles ja reaalselt kirjutavad, et kuulge, kus nagu episood on, mis toimub, ma ei saa nagu eluga edasi minna, kui teie episood ei tule selles suhtes. Et mida ma meikimise ajal kuulan. Ja täpselt, et me eile ühel oma sõbranna sünnipäeval kallistame siin suured kallid sulle ja või kõikidele oma sõbrannadele selles suhtes, kes meid nagu toetavad, et see on üli armas ja see on ka põhjus, miks me tegelikult jätkame. Ma ütlen ausalt, me oleme mõelnud siin, et äkki me lõpetame, sellepärast, et tegelikult tehniliselt meie sellega raha ei teeni hetkel. Et see on pigem hobi ja selles suhtes nagu kulutus meile, aga ma tunnen, et meil on nii palju inimesi, kes meid ikkagi nagu fännavad, et nagu vist peaks jätkama seda veel, et veel ei lõpeta ja ma tunnen, et pisikeste sammudega võib kõrgele jõuda. Nii et üks päev oleme paremad kui salajutud. Jah, loota võib. Jah, aga see on kaugunistus veel selles suhtes. Ei, aeg on. Aeg on, täpselt, me oleme noored. Lotal tuleb alles 5. peal, hakkab vaikselt see arenema alles. Enesekindlus, siis me jõuame veel. Täpselt. Nii et ja nagu ongi, et meil on, me saimegi eile sõbranna sünnipäeval nagu kohtuda siis oma nagu fännidega, kes ongi mingi, et oh my god, et nii äge ikka, et te teete seda ja nagu mulle nii meeldib teid kuulata ja laske edasi. See on täiega no. See tähendab palju. Ja ongi, et tulevad näiteks kuskil tänava peal vastu, ütleme, ma kuulan te podcast'it üle äge, vaata. Aga ongi see, et me väga palume ka teid, et jagage meie podcast'e kas või, et näiteks ütletegi, et te kuulate meid, et soovitage teistele, sest seda rohkem on ju meil vaatajaid ja seda rohkem meie nimi levib nii-öelda. Et jah, aga praeguseks me veel jätkame. Muidugi jätkame. Pole teist valikut. Ma pean skripti edasi lugema. Mul juba see järgmise episoodi oma jookseb seal hetkel. Ossa tutt. Ma vaadasin, mu kroon oleks maha kukkunud. Nii et sellest me räägime kohe varsti. Muidugi sa oleks. Sellest räägime hiljem, miks ma selline välja näen, aga räägime natuke sponsoritest. Ega me nendest üle ümber ei saa selles suhtes. Aga alustame siis Luminescence'ist, nagu ikka. Selles suhtes meil täna riideid ei ole seljas. Sest meil oli teatud episoodideks ainult valitud riided, et praegu me siin siis näitame teile kotikest, mis siis roosa kotikest te saate ja siis kõik pudelid, sealt saab nokamütse, pudeleid, patsikumme, üliägedaid spordiriideid selles suhtes, et nad on tõesti mugavad. Ma igatsen neid. Võiks tagasi tulla. Täna pidime Jonne kapi kallale minema. Ja täna me käisime minuga. Kusjuures teil on kõigil minu kleidid. On küll, jah. Ja, et aluspüksid ei ole veel minema. Endal ei ole riideid enam kapis. No ei ole hullu. Ma võin lainata. Hästi. Aga ja siis sooduskood on siis ütle välja, mida iganes. Selles suhtes me ütleme kõik, me paneme lingid või need kirjad. Koodid ette, sest juba sassi läheb juba vahepeal. Me paneme lihtsalt koodid, vaadake videod, näete ja paneme ka sinna alla. Ja, alla paneme ka, jah. Kõik ilusti kirja. Ja mis veel täna on tore, et nagu me ütlesime, siis 10. episoodis saavad meie osad kirjutajad auhinnad. Parimad siis, kes on kõige rohkem meile silma jäänud ja mis on kõige rohkem tagasi. Ma loodan, et ma võitsin. Selleks oleks pidanud kirjutama. Aga ma kirjutasingi tõesti, jah. Okei. Looda sa, et sa siis võidan. Ja siis järgmiseks on meil siis Glammapper, kus siis ongi meil kulmukeel, mida Lotta meil mõnuga kasutab. Kulmud paigal. Ja siis meie omad on ikka endiselt siin. Ja mul täna on ka. No näed, mulle veel ei ole. Aga tõesti, ma kasutasin missivõistluste aeg Glammapperi kulmukeeli, väga mõnus oli, hoidis kõik kulmud ilusti paigal, et tõesti jube hea püsivus on ikka sellel. Küll, jah. Aga mind nagu mulle meeldibki see, et tal on ülihea püsivus, aga ta ei tule raskelt maha, kus seda nagu mingi meigi eemaldusvahendiga võtad või midagi, et nagu ta ei ole mingi siuke nagu kuradi vikad sul näos, reaalselt sa pead tõmbama mingi või ilusti tuleb selles suhtes maha, aga samas kui seda katsuta ei lähe laiali ja tõesti hoiab kulmud väga-väga paigal ikkagi. Et tõesti väga meeldib. Vot. Ja seal on ka samamoodi sooduskood ja täna siis üks võitjatest saab siis kogu nende komplekti endale siis põhimõtteliselt. Ja, ma arvan, ma selle võidan ise. Kas ikka saad aru, sa võid sooduskoodi kasutada, nagu sa mulle ennem ütlesid.
ja ette lasta. Jeesus, jumal joodas. Igatahes mulle tundub, et teie ei saa keegi mitte midagi sellepärast, et nemad saavad. Ja kingitseni võidad sina või? Ja sa võid süüa teha siis meile. Millal see nagu teenindaja roll läbi saab? Kes see teenindaja siin on? Mina? Ei saa teist ilutuskuninganna. Sa ei tohi öelda veel. See on silt ka. Kuule, ega nüüd nii blondid ka ei oleks. Okei, fine. Aga jaa, vot. Ja siis on ka meil Clean Kitchen, nagu ikka. Väga meeldib teha nende toodetes süüa. Siin on meil kananagitsad, aga ilma kanata ehk siis nagitsad. Lotta unustas kana koju. Ma jätsin küll kappi kana, muidu sina mõle. Jah, näitame, mis siin sees on. Saad, palun. Kusjuures te saate TikTokis vaadata meie videoid, kuidas me süüa teeme nende toodetest. Ja ka Clean Kitchenilt saab ka magustoite tellida. Ja ma ootan, meil on kodus üks ülihea retsept, äkki see oli mingi laimi, toorjuustu, mingi magustoit. Issa, ma tahaks tööga. Ma täiega ootan, et saaks teha näiteks. Aga me tegime kala üks päev, see oli nii hea. See oli nagu maasikas. Võt, siin on meil näiteks maisihelbeid. Loota võitis kartulid välja siin sees, sest nad on liiga Ei, üks kartul on seal. Tilli. Kõik on niimoodi ilusti klippkotti pandud, siis on sibulat. Ja siis üks kartul, ülejäänud 3 kartulit on seal. Üks on nagu siuke, see on ots mõttes. Et selles suhtes nagu kõik on nii mugavalt pakendatud. Edasi, kõik on ülimugavalt pakendatud ja tegelikult päris lihtne on. Te näete videotes ka, et me teeme Lottaga süüa, seega kui me hakkama saame, saate ka teie hakkama. Just, et täpselt ongi see, et ma panin Bella Lotta üks päev ise kokkama. Ma muidu kokkan alati mina, aga seekord panin nemad, et ma lihtsalt näekski, kas see retsept on ka lihtne nagu nendele, kes igapäevaselt ei kokka või kellele see tegevus ei meeldi. Ja, ei, väga lihtne oli. Nii et selles suhtes ei tagasi hakkama. Ja. Ma olin jälle sabisel. No on lucky. Lõudapesi, jah? Jep. Ja vot, ja ka Clean Kitchenil on sooduskood. Eriti hea sooduskood päriselt. Veel kui on võimalus, need ei kesta enam kaua, need sooduskoodid. Ilmselt ehk siis kasutage Clean Kitcheni sooduskoodi päriselt ka. Te saate esimesed ostud alla -20%. See on väga suur protsent. Selles suhtes, nagu sa tellidki mingi, ma ei tea, 60 euro eest sa saad mingi, ma ei tea, 40 millegagi. Mul ei ole see protsenti, aga me ei ole numbreid praegu see mängu too. Aga selles suhtes nagu tõesti väga-väga hea ost ja sooduskood on super, nii et minge päriselt veel kasutage, kui on võimalust. Ja minge tellige magustoite ka. Ja päriselt väga head olid ja Clean Kitchenil on iga nädal uued retseptid. Et jah, selles suhtes sinna tuleb kogu aeg juurde neid nagu ja tõesti lai on see nagu retseptide valdkond, mis on nagu kõike põhimõtteliselt, et igaüks leiab midagi. Seal oli nii suur valik, et ei teadnud isegi, mida tahaks. Nii et kindlasti minge kasutage. Vot. Aga räägime nüüd siis mis siis juhtunud vahepeal on siin? Mis toimus, miks meil ei tulnud siis episoodi välja täpsemalt, mille pärast? Ei tea küll, miks Joonel mingi sinine lint kaelas on. Ta ei taha miski pärast seda valget mulle laenata. Ja mul on valget ka siin. Nagu te mäletate, siis mul oli siin üks missi podcast, kus meil käisid siis teised missid külas või Eesti ilutuskuninkannad eelnevatest aastatest ja siis nendel olid sellised sinised lindid ja mul oli siis valge lint. Ja siis me rääkisime siin sellest, et minge osalege, vaata, et oli äge, aga teate, mis juhtus, ma osalesin hoopis ise. Oih. Ja teate, mis veel või? Jah. Osalesin, panin kinni ka selle veel. Täitsa lõpp võitsin ka. Sai 3 tiitlit. 3! Ma võitsin, nagu te näete, nüüd mina olen Eesti uus ilutuskuninganna 2025. 2025. Täpselt. Nii et mu sõbrannadel on väga ilus sõbranna. Sherlock. Seda ma juba teadsin enne. No nüüd te saite kinnitust. No mul on ka väga ilus sõbrannad. Mul ei ole kinnitust vaja selleks. Ma tänan. Ma saab krooni taks endale. See on nagu väike see... Ta lihtsalt tahab mu krooni. Ma tahaks ise proovida, sest ta sinist. Ma arvan, mul sobis ka väga hästi.
aga point on see, kui ma istusin siin koha peal ja tegin Maria Netega seda podcast'i, mõtlesin, persse ma tahaks ka seda sinist linti endale saada, et see oleks nii äge, kui ma ükskord saan selle. Ja nagu mul oli räige kahtlus, kas ma osalen nagu mulle helistati öelda nagu kuule, et tule võistlema, et tule proovi jälle, et sul võiks potentsiaal olla, et nagu tule tekita veits konkurent, et see oleks äge. Või nagu fuck it, nagu mis mul üle muud jääb? Tavai, ma lähen proovin uuesti nagu, ei võida, siis ei võida, no siis ei ole järelikult mulle see mõeldud. Ma ei tea, ju oli mulle mõeldud. Ja nagu selles suhtes tõesti oli äge. See teekond oli raske, ma ütlen ausalt, nagu esiteks mul oli nii lühike aeg, millega ma pidin ennast ette valmistama. Alustame sellest, et ma pidin ju kõigepealt kleidid endale leidma, õhtukleid, Eesti kleit, siis koonsakingad, bikiinid, meigitooted veel juurde, mis vaja, trikoo, siis ehted, lisaks sellele käima solaariumis, et see oleks ilus pruun. Noh, see küll ei ole kohustuslik, aga ma käisin, sest ma ei, nagu mul oli bikiinides voor ja ma ei taha seal lumivalge välja näha. Meil toimus Vene kultuurikeskusesse suurel laval. Ehk siis nagu ma tõesti ei tahtnud valge välja näha seal. Juuksuris, ripsmetes, küüntes. Noh, juba see kõigi kulutus oli palju. See ei olnud üldse kerge. No ja siis kleit ei olnud jaa, kleiti ma ostsin Dresshouse'ist endal õhtukleidi sees ja see oli XL suurus ja ma pidin laskma selle parajaks õmmelda ja siis sellega oli igasugused jamas veel, et selles mõttes mul õmmeldis ilusti parajaks, aga ma tundsin, et ma tahaks ikkagi, et mul oleks ka üleval kuidagi nagu toestus ja siis me ise veel Lottaga õmblesime juurde sinna öösel ja need paelad, läbipaistvad paelad, et mul oleks mugavam, see tegi väga palju mugavamaks selle ja, aga sa pidid otsima, kus sa saad neid läbipaistvaid paelu nagu kogu aeg. Lisaks talendikava pidin tegema, see võttis mul nädal aega trend ja üldse partner leida. Jälgima, mida sööd, mida jood, et hoida naanahk ilus, värki, selles suhtes see oli raske. Lisaks oli raske see, et sa võistled seal väga ilusate naistega. Jah, see annab sulle selles mõttes kokkuvõttes väga hea enesekindluse sealt, aga algselt, kui sa selle võistlusel oled, on see väga suur ebakindlus selles osas, et sul on ju ilusad naised selle ümber ja sa pead võistlema nende, eks ilmselgelt sul tekibki, sa hakkad hästi palju võrdlema ennast teistega, kas sa oled piisav, kas sa oled parim. Aga lõpuks, kui sa saad ikkagi mingi tiitli saad, siis sa oled tegelikult uhke enda üle ja tead, et see oli tegelikult mega äge kogemus on super. Soovitan kõigile, kui järgmine aasta Tiina Jaanson korraldab jälle ikka Eesti ilutuskuninganna võistlus siis, või Missis Estoniat, siis kindlasti päriselt minge ja osalege, see on üliäge kogemus. Ma olen nii tänulik nende inimeste eest, kelle ma leidsin seal, nagu ma just eriti leidsin nagu vanemast klassist endale, meil on nagu eri klassid seal, leidsin nagu ägedad inimest, kes olid tõesti hästi palju täis nagu inspiratsiooni ja söökest ägedat elutahet. Et tõesti... Ja kui te järgmine aasta võidate, siis Jonne paneb teile krooni pähe. Jaa, just. Kui sa järgmine aasta osaled ja võidad, siis mina annan sulle üle siis rändkrooni. Mitte seda krooni, see rändkroon on mul kodus hetkel, aga jah, minult sa saad selle krooni siis. Ja ma pean oma krooni ära andma. Aga õnneks see on hetkel minu käes veel. Jah. Jumal tänatud. Aga tõesti, ägemus oli äge. Mis asja on praegu? Kogemus oli äge. Jeesus Püha Kristus. Kogemus oli super ja väga äge. Ja ma olin tänulik, mul ägedad sõbrannad, kes mul mega toeks olid ja kes pidid samamoodi kell 7 hommikul üles ärkama ja mulle soengut tegema ja ma olin niimoodi, tüdrukud, see. Ma ainult kamandasin neid. Selles mõttes mu sõbranna ei ole üldse kerge olla. Ma ei saanud magada hommikul. Jah. See on ikka suurem probleem. Ma olen see, kes on nagu räige unekott, aga nagu kui sa mind hommikul äratad, siis on tund aega ennem peab mu üles äratama, siis ma ärkan üles selleks ajaks, kui peab midagi tegema päriselt. Jaa, nii et kamandada ma sain neid palju, aga see oli seda värk on jäänud. Ei, väga fun oli tegelikult. Ja ma olen nii uhked, et me saime väike osa seal olla. Ja nagu selles suhtes oli mega armas, et kui mu nimi välja öeldi, kui te tahate seda videot näha, siis te leiate selle TikTokist või siis Instagramist. Et minge kindlasti followge mu Instagrami Jonnelis. Seal näete kõike minu teekonda sellega seosnevalt, mis siis täpsemalt toimus. Aga nagu... seal on üks väga tore video, kus ma peangi selle uuesti postitama või nagu panema endale highlightsid alla, kus tüdrukud, kui välja kuulutati, et ma võitsin, siis Bella ja Lotta karjusid oma hääle ära, pluss siis Bella kukkus toolilt maha või ta ju hakkas istuma ja ta kukkus toolilt maha, aga seal kõlab see täpselt nii, nagu ta oleks taasanud.
oleks saanud natukene nagu midagi kuskile. Tegelikult ma lihtsalt kukkusin toolilt Jaa. maha. Ausõna. Aga ta ahmis õhku seal, nii et nagu see oli väga naljakas. See lihtsalt naeris samal ajal. Ma proovisin kaamerat nagu paigal hoida, et ma Bellat ei hakka filmima. Filmid Jonnet ja siis järsku. Mis sa teed Mis sa seal teed, jah, täpselt. Oh, jah. Ahmin õhku. Reaalselt. Jaa, aga nagu issand, kui palju sai karjutud selle päeva jooksul. Ma nagu tundsin õhtu lõpuks, mul kurk valus lihtsalt. Jaa, selles suhtes küll, et kuulda oli, kui nad karjusid, aga see oli nii tore, nii armas ja mu vanemad on mega uhked. Ja seoses ka sellega tuleb mul oma persooni lugu Reporteris täna. Nii et... täna õhtul minge kuulama kõik. Minge kuulake Reporterit. Meid on ka... Ma arvan, et natuke ikka neid on ka seal. Ma tean, äkki klipikeme podcastist ka, eks näis, mis nad kokku täpsemalt lõikavad. Nii et igatahes minge kuulake mind, mis ma siis räägin seal täpsemalt. Aga lisaks siis Eesti ilutuskuninganna tiitlile ma sain ka rahvamissi tiitli, ehk siis rahvalemmik nii-öelda. Ja siis sain ka mis talendi tiitli oma bachataga, mis oli mega äge, nii et aitäh, kallis Johannes, et sa muga tantsisid. Valetasin. Jaa, ma valetasin tüdrukutele või Lotale ja oma vanematele, et ma ei saanud talendiga edasi, kuigi tegelikult ma sain ja siis oligi niimoodi, et öeldi siis seal suures saalis, et talendimissi või selle talendivooru võitis Jonnelis Pals ja siis Lotta vist ei pannud kohe tähele, ta rääkis midagi ja siis lõpuks, kui Bella ütles, kas sa said aru, kes selle võitis, nagu, et näed, ta esineb ka ja siis Lotta oli nagu, mida? Ja ma nagu küsisin talt, kas sa kuulsid seda nime, mis just öeldi? Ma mingi, kurt oled või? Emps juba kõrval. Mida te valetasite mulle või? Te saate ketukat. Jah, Emps oli jumala paha. Mis toimub? Mida? Kes, kus? Miks Jonne laval? Miks ma laval? Ei tea ja miks ta laval on. No, aga ma mõtlesin, ma teen neile väikse tünga, et natuke põnevust, aga ma pidin Bellale rääkima, sest mul oli vaja, et Bella jälgiks, et kõik oleksid nagu istuksid koha peal, mitte ei lähe minema nii kui teine. See oli nii pingeline, ma pidin saladust hoidma. Ja, oh my god. Ma pidin valvama, et keegi vetsu ei läheks kuhugi, kui keegi läks, siis ma hoidsin hinge kinni samal ajal, et Jonne nüüd lavale ei tuleks. See oli nii pingeline. Vaene Bella, see on reaalselt, ma arvan, kui keegi oleks osanud Bella nägu lugeda sellel hetkel, siis nagu näha oli, et see oli stressis. Need ma mingi kirjutan Bellale, kuule, ma varsti tulen lavale, nagu Bella mingi, ma ei saa kirjutada, Lotta mu kõrval. Seepärast oligi see Bella nii imelikud olid, see on nagu gei. Veits kahtlane. Ja ma olin nagu, et Lotta just vaatas ka põhimõtteliselt mu ekraani, et nagu, Jonne, ära kirjuta mulle praegu. Ära praegu kirjuta. Sa ei aita kaasa sellele. Normaalne. Ei tea, aga nüüd on võistlus läbi ja kõik ägedat on juhtunud ja nüüd äkki lähen välismaale Eestit esindama varsti. Tulevad uued võimalused. Uued võimalused just, täpselt nii. Mis uudist veel? Mis uudist veel või? Ma tean küll. Teate, mis me eile võtsime endale või? Kuulsite ikka, pardi võtsime. Midagi Jonne võttis pardid. Jah, ma võtsin pardid. Me oleme tädid. Ja. Ma olen tädi lõpuks. Aga vaatasin nii kaua seda. Ja on Kohuke ja Kõrsik. Jah, nende nime on Kohuke ja Kõrsik. Panen väikse videoklipi ka nendest. Kus selline otsus? No Jonne juba eelmine aasta, kui me Keila laadal käisime kahekesi, siis me läksime vaatama, seal on nagu miniloomad ja siis Jonne jooksis sinna seekord, kui ta nägi seda. Seal oli isegi pilet, Jonne pani lihtsalt sisse. Ma tulin viimasena ja see naine oli nagu, et meil on pilet ka muidu. Ja siis ma mingi, ja siis ma nagu, et ma tulen kohe tagasi. Läksin järgi ja ma tagasi ei tulnud. Piletit me igatahes ei ostnud. Aga pardid ostsime. Ja, seega ma ütleks, et kasum ikkagi neile. Ja, absoluutselt. Selles suhtes ma olen väga suur partide armastaja, nagu mu 2 lemmiklooma on pardid ja kaelkirjakud. Väga huvitav valik, aga tõesti ma armastan väga parte ja ma olin endale, ma ütlesin ka, et kui see aasta on seal pardid, siis ma tulen ka pardiga ära. Aga mul oli plaan 1 part osta, aga partidele ei meeldi üksinda olla ja jumal tänatud, et ma ei ostnud üksinda, sest oleks väga kurb praegu. Ja mõtled, oleks praegu üksi kodus. Ja, nad on praegu 2 kodus. Ja nad on koos vähemalt. Perse, kui palju nad situvad.
õudne, üks situs mulle täpselt pihku eile autos. Nagu täpselt nagu see lärakas tuli nagu, ta nagu kõndis ja siis ta jäi seisma, situs mulle pihku ära ja siis läks edasi. Nagu suur valge lärakas, see oli lihtsalt kuum plörts pihku nagu. Ta lihtsalt vaatas. Ma ei nagu, et hallo paberit äkki annaks. Ma pidin nautima seda vaatepildi, kus Bella siit käis ja naerma. Miks sa pilti ei teid loll? Ei tea. See oleks nii hea pilt on Bella lihtsalt siit peas. Korra tõmbas seda. Nad jõuavad. Kuule, aga äkki see toob õnne sulle? Sittus pihku sulle. Kas seda reaalselt on see, et öeldakse väljend, et situ pihku vaata. Sulle situs part pihku. Aga see oli kohukene, aga kõrsik situs mulle kleidi peale. Aga see oli sinu kleit õnneks. Selles suhtes. Kurat. Ja kõrsik pani ka väikse sortsu mulle kleidi peale. Tal oli tume siuke. Kohukesel oli siuke valge. Kuidas kohukesel on valge sitt, aga kõrsik laseb suht siukest tumedamat. Lõra. Oota, ma hakkab paha. Teeme väikse pausi. Ma ei saa sita peale mõelda, mul hakkab halb. Igatahes nad on väga nunnud, aga nad situvad väga palju nagu reaalselt. Joovad ka nii palju. Mine pekki, kui palju nad joovad reaalselt. Ainult joovad ja see, kuidas nad ujuvad veeses, plätserdavad mingi. Meil oli täna esimene ujumistund nendega. Harjutame neid ujuma. Nad on nii nunnud. Nad on väga nunnud. Minu pole situ, kui palju tahavad mu peale. Nad on ikka nad sülle. Ma tahaks näha, kuidas me siis nad sülle võtta, kui nad suured on. No, võtta on niimoodi siia. Teine teisele poole, jah? Kuhuge kõrsik lähme. Tädi Bella viib teid seiklema. Ei, aga varsti te näete meid partidega linna peal. Kõnnime. Traksid küljes. Kõrsik tule nüüd. Aga miks siuksed nimed? Lihtsalt sellepärast, et ma tean, tundusid kuidagi nunnud. Kohuke on täpselt siukest beeži värvi. Ennem me panime Bella Junior ja Lotta Junior. Mina olin kohuke ja siis Lotta oli kõrsik. Aga siis me mõtlesime, et asi läheb veits imelik. Veits võib-olla tõesti, jah. Ja seega me muutsime nad kohukeseks ja kõrsikuks. Ja kõrsik on täpselt siuke triibuli, tirippudega. Ta näeb nagu kõrsik välja. Pildid tulevad ka siia. Nad on nii nunnud. Nad on väga nunnud. Ma võiks terve episoodi nendest rääkida. Ja. Sorry, vahetame teemat. Täna jääb ära see episood, mis meil plaanis oli, eks ju. Et täna me räägime hoopis kohuksest ja kõrsikust. Ja nad on nii nunnud. Issand, nad käisid eile mulle seal sünnipäeval kaasas. Nii et nagu... Lõdist vaatamisväärsus. Ja sorry, kallis, kui me võtsime sinu tähelepanu ära seal sünnipäeval. Aga me pidime nad kaasa võtma lihtsalt. Nad oleks kurvad olnud muidu ju autos. Nad tahtsid ka pidu panna. Noored peab harjutama. Jaa, igatahes jaa. Nii et kõrsik ja kohuke on mega ägedad ja me kindlasti räägime nendest veel. See on see update iga nädal. Ja sellepärast ma soovitan ka Instagramis vaadata, sest te näete, kuidas kohuke ja kõrsik kasvavad. Ma ei jõua ära oodata, mida me juba koju läheme nende juurde. Võiks näha neid juba. Meil on peepid kodus. Võib-olla igatsen neid. Üks asi, mis ma veel mainin, võib-olla me lähme reisile mingi hetk siin. Et siis me ei tea, kas meil tuleb episood välja või mitte, sest see on täpselt niimoodi, et me oleme nädal aega ära, nii et kas meil on aega ette filmida või mitte. Et see on ikkagi puhkus ka vaata. Tahame ikkagi puhata. Et siis, eks me anname teada, selles suhtes saate me sotsiaalmeediast vaadata, et kuidas meil need episoodid hakkavad jooksma. Et jah. Aga räägime siis tänasest teemast. Miks selline teema? Meie teemaks on täna siis vaimne tervis. Me olime kahe vahel, kas valida vaimne tervis või vanemad. Me oleme siin kogu rääkinud, et meil on vanemad siin võib rääkida ja ongi. Aga me grillime veel neid veits. Praeme niimoodi. Vaikselt. Võiks me teist räägime. Fritüürist läbi. Et jah, selles suhtes me võtsime vaimse tervise, sest tegelikult maikuus pöörame rohkem tähelepanu siis vaimsele tervisele. Ja pluss see on tänapäeval nii oluline teema ka. Et siis räägime natukene enda kogemustest ja loeme teiste kogemusi. Ja. Selles suhtes täna meil on ainult 2 kirja, millest me räägime. Sellepärast, et me rohkem mõtlesime, võtame selle episoodi täna rohkem endale ja jäpime niisama ja räägime enda kogemustest. Ja see on nagu viimane episood, seega me võtame suht lebolt ja chillilt seda ja et teil oleks ka, ei peaks võib-olla nii palju kuulama neid kirju ja asju. Et siis täpselt. Võtame natuke neid ka põhjalikumalt läbi ja siis räägime endast ka. Täpselt nii. Nii. Vot, aga alustame siis. Tere podcastilised. Otsustasin samuti enda lugu jagada. Minu probleemid vaimse tervisega algasid juba 2 aastasest saati.
Igal hommikul, kui minu vanemad mind lasteaeda viisid, tekkisid mul paanikahood ja tänu sellele ka osad lapsed nimetasid mind piripilliks. Ma tollel hetkel seda tunnet seletada kellelegi ei osanud, sest see tundus absurdne. Aga paanika tollel ajal tekkis mul kartusest, et ma enda vanemaid ei näe pärast seda, kui nad lasteaiahoonest on lahkunud. Igapäevaselt vaevlesin hirmu käes, et nad surevad päeva jooksul ära, kas siis mingi õnnetuse või terviserikke tõttu, mida õnneks neil kummalgi pole. Kooli minnes minu ärevus loomulikult ei taandunud, vaid hakkas tasapisi süvenema ning juba esimeses klassis viisid mu vanemad mind psühholoogi juurde. Päris julm, päris varakult nagu psühholoogi juurde. Kuigi ma arvan, et tänapäeval on see reaalsus. Jah, arvatavasti küll, jah. Läbi algklasside, põhikooli ja gümnaasiumi olin tuttav koolipsühholoogidega ja oli küll perioode, kus ma nende juures ei käinud, aga ma ütleks, et enamuse aastatest ma külastasin neid päris tihti. Põhikooli lõpus hakkas mul ilmnema depressioonile omaseid käitumisviise, näiteks motivatsioonipuudus, masendus, energiapuudus ja magamatus. Ilmselgelt on iga inimese kogemus haigustega erinev, aga ma usun, et päris paljudel arenes see vastik haigus sarnaselt välja. Tore asi on see, et kui inimesel on ärevushäire ja depressioon koos, siis meie aju on kogu aeg fight or flight moodis. Üks ajupool nagu ütleks, et aja enda ruttu jalad alla, sul on vaja 100 asja päeva lõpuks tehtud saada ning teine ajupool üritab sind veenda, et mitte millelgi pole mõtet ning miks peaks üldse vaeva nägema. Veel üks huvitav asi, mida peaaegu kõik inimesed mulle öelnud on, kellel olen jaganud, mis haigused mul on, siis kõige tavalisem reaktsioon on üllatus. Päriselt või? Sa oled kõige rõõmsameelsem inimene, keda ma tean. On tavaliselt kõlanud nende suust. Ja tõsi ta on, ma olen harjunud ennast erinevates keskkondades presenteerima erinevalt. Koolis ma arvatavasti tundun teistele inimestele normaalne, sotsiaalne inimene. Trennis mind nähakse kui hüperaktiivset rõõmurullina ning kodus mu vanemad pidevalt tunnevad vajadust kontrollida, kas minuga on kõik korras, mis ilmselgelt tähendab, et ei ole veel. Huvitav aspekt on veel geneetika, sest mõlemad haigused ma olen ühelt oma vanematelt pärinud, seega tõenäosus 100% terveks saada on päris tilluke. Siiski tänu sellele, et lasin ennast arstil diagnoosida ja endale ravimid välja kirjutada, on mind väheke reele tagasi aidanud ning ma ei käitu erinevates keskkondades nagu teistsugune inimene. Aga kui keegi on mõelnud, et peaks mentaalse raviga alustama, siis väike nõuanne. Jah, antidepressandid võivad sind panna ennast paremini tundma, aga põhiline on see, et sa iseendaga pidevalt vaeva näeksid ning käid regulaarselt psühholoogide juures. Need ravimid ei ole kindlasti ainuke lahendus, et enda probleemidest võitu saada, vaid lükkavad sulle hoogu juurde, et paremuse poole liikuda. Ilmselgelt see teema on nii lai ning ainult üksikud asjad sai hetkel välja toodud, aga siin on teile küsimused. Kas teil on kogemusi geneetiliselt päriliku depressiooni või ärevushäirega? Kõigepealt natukene räägiks sellest kirjast. Selles suhtes, et kuidas ma ütlen, julm, et nii väiksest peale juba. Ja nagu põhimõtteliselt terve tema teadaolev elu, ta on nagu võitlen sellega, et nagu ärevushäire puhul ongi kõige hullem see, et minu jaoks on isiklik ärevushäire hullem kui depressioon, lihtsalt sellepärast, et ärevushäire halvab su keha. See on otseses mõttes, et kui sul tekib ärevushäire, siis sa tunned siukest tunnet, üliraske on seda kirjeldada inimestele, kes ei tea, mida see tähendab või mis tunne see on. Aga põhimõtteliselt ongi, su sees on midagi väga-väga valesti, aga sa ei tea, mis on valesti. Nagu sa ei seletada. Ja, sa ei oska seda mitte kellelegi seletada, mina oskan seda kõige parem nii seletada, just kui keegi lamab sinu peal. Ja sul on nii raske, et sa tahad teda ära lükata, aga sa ei jõua, sa ei jaksa, sa ei suuda. Ja siis sa oledki, et nagu, sa oled nii abitu, sa tunned, et su maailm saab läbi, näiteks minul on hästi, siis tekivad kohe sellised suitsiidsed mõtted kohe sealt pähe, kui mul tekib ärevushoog. Ja sul on nii raske olla, et sa lihtsalt tunned, et sa sured ära kohe. Ja mul on alati nagu nii kahju üldse inimestest, kellel see on, iseendast muidugi, Bellal sai tänu minule selle põhimõtteliselt ilmselt, et nagu kuidagi nagu see on nii vastik tunne. Depressiooni puhul on see, et depressioon lihtsalt on üks suur sügav must auk, kus sa oledki, sa ei tunne rõõmu,
sa elad pidevas hallis massis, sa ei suuda eristada häid päevu ja halbu päevu, mis on tegelikult kummaline, et sa võiks, kui sa elad selles mustas augus, siis sa peaks aru saama, kui on hea päev. Aga minu arust on pigem see, et sul on ühtlaselt pikk halb aeg nagu. Et sealt välja tulemine on samuti väga raske. Ja kui sul on need koos, siis on suht perses, ütleme ausalt, mida minul isiklikult oli samuti, siis on nagu väga raske. Aga nagu point ongi, et tegelikult tänapäeva reaalsus on see, et meil on aina rohkem noori, kes sellega võitlevad ja tegelikult mitte ainult noori. Ka inimesi, kes põlevad läbi ja tänu sellele satuvad nagu nendesse haigustesse nii-öelda. Nagu, mina nimetan neid haiguseks, sest need on haigused minu jaoks. Nagu ärevushäire, see on haigus minu jaoks, sest ma olen teistsugune inimene sel ajal, kui mul on see. See muudab mind, see teeb mu kehale halba, ma olen ise võimeline ennast sellega hävitama, ehk siis minu jaoks on ta haigus, mitte lihtsalt mingi meeleolu nagu mingi häire või kõikumine. Ta on nagu nohu ja köha, vaata, siis sa tunned ka ennast sitasti, sul on halb olla, sul on rõve, ebameeldib, vastik, täpselt samamoodi on ka see ärevus. Kui ta on, sul on rõve, sul on vastik, sa ei taha, sa vihkad kõike, kui ma haige olen, siis ma vihkan kõike, ma olen nagu, et praegu, mis ma pean jälle haige olema, eks ju. Ja täpselt sama on selle ärevusega, miks mul peab see praegu olema nagu? Jaa. Aga jah, selles suhtes tõesti nagu mega kurb, et nii väiksest saati juba, aga mulle meeldib see, et sellega tegeleti. Kõige hullem on see, kui see jäetakse lihtsalt tahaplaanil, mida sa räägid. Mitte keegi ei kuula siin, sa nagu palud abi, aga mitte keegi ei aita sind. Ja nagu mul on lähedasi, kes on öelnud mulle nagu, et mida sa ajad, nagu see ei ole mitte mingi haigus või et siis on minul ka ja et võta kokku ennast. Üks kuulus inimene ütles, vaata, et ärevushäire tuleb sellest, et sul on kõik olemas. Kindlasti mitte. See kohe kindlasti ei ole nii. Mul ei ole kõik olemas. Fuck it, perse, mul ei ole seda tervist. Minul on isiklikult diagnoositud tervisärevus ja mul järelikult ei ole tervist, ehk mul ei saa kõik olla olemas. Ehk siis see ei saa olla sellest, et on kõik olemas. Ta samamoodi nagu näha siis selle väiksed, kui ta väike oli, siis ta tekkis ärevus sellest, et tal oli hirm kaotada oma vanemaid, mis on väga okei hirm. Ju tal on kuskil mingi väike trauma, oligi lasteaias, kui vanemad ära lähevad, võib-olla tal jäi mingi väga halb kogemusmälestus sellest meelde või on lihtsalt kuidagi olnud mingi... Tavaliselt tuleb mingist traumast või mingist ja kuidagi nagu sealt, sest sa jääd sellesse kinni ja siis su keha hakkab nagu seda sinu vastu ära kasutama nii-öelda. Et selles mõttes ärevus on tõesti siuke haigus, nagu, et võitle või põgene. Et täpselt nii ta on. Mina enamus aastat põgenesin, lõpuks hakkasin võitlema. Aga kas, mis see küsimus, kas meil on kokkupuute? Jah, geneetilise. Minul emal on, mu emal on diagnoositud ärevushäire. Et nüüd ma ei teagi täpselt, kas see on nüüd geneetiliselt mulle nagu üle tulnud. Selles mõttes mul on ka diagnoositud ja minu emal on ka tervisärevus. Et ilmselt kohati ma tunnen, et ma arvan, et jah, see on mu kehasse tulnud kuidagi läbi geneetika, aga see lõi välja läbi selle, kui ma sain nagu esimese trauma kuidagi endale. Et siis ta lihtsalt nagu süvenes. Et sul oli nagu see soodumus. Jah, just. Ta käis muga kogu aeg kaasas, aga ta lihtsalt oli nagu... Kuskil madalal. Ja madalal ta oli nii-öelda, ei olnud veel nagu sisse keeratud nii-öelda. Just. Alla. Sütitamist nii-öelda. Ja siis, kui käis natake ära, siis oli nagu... Kohe pauk. Ja. Et ma tahaks iseennast öelda, et ma olen hästi tugev inimene emotsionaalselt, aga vastupidi sain ma aru ärevishäiret põdedes, et tegelikult ma olen ikka väga-väga nõrk. Aga jah. Nii et jah, minul isiklikult on, ma arvan, geneetiliselt tulnud üle. Mul vist ei ole. Ma ei tea, kusjuures, kas mu vanematel on midagi, aga ma miskipärast arvan, et mul ei ole. Ma lihtsalt võtan inimestelt kõike külge. Nagu, kes mu kõrval on. Ma olen see, kes tõmbab kõik selle pasa enda külge ka. Seega, ja ma arvan, et mul pigem on see. Ongi, et inimestel on kombeks hästi
kes on hästi tugevad emotsionaalselt nagu läbielajad, siis neil on hästi suur oskus võtta nagu teise emotsioone enda peale või nad elavad sinuga koos läbi seda, mida sina tunned. Ja kui minul algasidki nagu ärevushäired, siis Bellal algselt ei olnud midagi, aga mingi aja jooksul, mõned kuud hiljem tekkis ka Bellal ärevushäire, kus ta hakkaski tundma sama tunnet, mida mina tundsin. Algselt Bella üritas analüüsida, mida ma tunnen, mis tunne see on ja kui ta sai sellest aru, mis asi see on, siis hakkas tema keha seda tundma. Mul on see ka, et kui ma näen, et Joonel on ärevus, mul tekib ka kohe automaatselt. Mul on nagu automaatselt sa nagu vaatad inimest, vaata, sa saad aru, okei, tal on nüüd ärevus, siis tunned, okei, mul ei ole ja siis tunned, okei, käed hakkavad liikuma ja vastik on olla. Mis on peamised ärevuse sümptomid? Mina ütleks kindlasti ongi see meeletut sa ei suuda paigal olla, et sul sa hakkad oma käsi liigutama, näppima kuradi jalgu liigutama. Ja näiteks teen jalgadega niimoodi või krõksutad või pigistad varbaid või siis teen niimoodi või siis võtad kätest kinni. Või kui sa seisad, siis sa käid nagu tatsud edasi-tagasi. Siis mul hakkab kael valutama. Tekib meeletu pinge just siia kaela piirkonda ja õlgadesse. Lihasvalu või siis jah. See on minust kõige rõvedam asja üldse, sa tunned, kuidas sul nagu läheb kael nii kangeks ja kui sa nagu sellest kohe lahti ei saa, siis ta läheb üle keha. Ta nagu liigub edasi. Mul läheb ka randmetesse ja jala siia nendesse kohtadesse, kus ma tunnen, et ma tahaks nagu niimoodi teha, ma tahaks nagu sirutada käsi või nagu kuidagi siuke ja siis ongi see raske tunne keha peal, kus sa tunned, et keegi lamab su peal, sa ei saa teda ära lükata. Osadel võib tuleb mingil määral ka iiveldus natukene või siuke, sul on nagu halb olla. Siis on mul on see, et keegi nagu surub sind õlgadest kokku. Mul on kogu aeg see, et nagu õlad lähevad kokku. Tekibki see tunne, et sa oled justkui nagu võetud nagu haardesse või hoiab sind kinni ja siis sa tahaksid nii teha, aga sa ei suuda. Jah. See on nagu mingi takistus ees. Isegi kui sa nagu liigutad oma käsist, mitte midagi nagu ei juhtu. Sa oled ikka sellest kinni või nagu väga raske on seda tunnet seletada tegelikult. Seda on raske seletada ja see on üks väga-väga ebameeldiv tunne, nii et sa oled õnnelik inimene, kui sa tead või kui sul ei ole seda ja naudi. Ja naudi ütleme nii ja väga loodan, et ka ei ole soodumust sellele, et see saada. Lihtsalt tänapäeva maailmas on väga-väga lihtne saada ärevushäiret või üldse seda. Meil on tõsine teema. Ma tean, aga mul on ikka kirja all. Normaalne. Või üldse nagu saadagi seda ärevushäiret, depressioonist. Oleme ausalt, vaatame meie tänapäeva noorte inimeste elu. Kui raske on leida, kas sul korter üksinda üritada nagu üürida seda või siis minna tööle ja käia koolis samal ajal, et see on täiesti võimatu. Terve elu on raske. Kõik, mis teed on raske. Kui sa hakkad midagi tegema, sul hakkab hästi minema, siis keegi keerab perse kõik. Ja siis tekibki ärevus nimetatakse tegelikult tuleviku hirmuks. Et sul on meeletu hirm tuleviku ees, et mis saab. Aga minul on isiklikult rohkem ärevus, jah, mul on meeletu hirm tuleviku ees ja ma tõesti kardan ja ma kogu aeg mõtlen sellele, see on väga halb, aga mul on kuidagi rohkem tundnud, et mul on nagu tervisega seotud see ärevus selles osas, et kui mul tervis läheb halvaks, siis ma tunnen kohe, et ma suren ära ja siis ongi, näiteks kui mul oli kõhuga probleemid, siis ma hakkan guugeldama, veel ja mul on soolevähk. Ja siis hakkad mõtlema ja nüüd ma surengi ära ja mis ma nüüd sõbrannadele ütlen ja siis ma räägingi, et palun ma tahan matustelt seda laulu saada endale ja põhimõtteliselt seda ja siis ma kas sa saad aru, sa ei sure ära, et see on kõigest kui viirus, aga neid ütles, et mul on soolevähk või et ma ei tea, mingi kurg valutab, ilmselt nüüd mul on kuradi, ma ei tea, kurk on vaja otsust ära lõigata ja kõik keel on vaja või mingi angiin või mida iganes, et nüüd ma ilmselt pean haiglasse minema, et nagu meeletu hirm, aga sellest ma räägin ka, miks see fucking hirm mul tekkis haiguste ees. Aga meil on siin veel küsimusi. Sul on geneetiliselt midagi? Minu teada küll ei ole, et ei ole kuulnud, näinud. Lotta on näiteks inimene, kes pole kogenud vist ärevust ega depressiooni. Pigem mitte. Jumal juhatus õnnelik inimene. Jep. Mis te arvate, mis on geneetiliste haiguste ja mingi traumeeriva sündmuse tagajärjel tekkinud haiguste erinevus? Ma ütleks niimoodi, et nende erinevus seisneb selles,
et geneetiliselt, kui sul tekib see, sa ei saagi midagi teha, sa ei saagi sellest ilmselt terveks. Lihtsalt sul on võime õppida sellega elama ja teadvustada, et sa ei ole selles süüdi, et sul see tekkis, sest see tuleb geneetiliselt. Aga kui see tekib mingi trauma järgi, sul on suurem võimalus saada terveks, sest kui sa tegeled selle trauma lahendamisega, on sul võimalik sellest lahti saada, kuigi tihti ärevushäire on see, et sa ilmselt ei saa sellest mitte kunagi lahti, aga sul on võimalik õppida sellega elama nii, et ta on seal madalal ja ta ei häiri sind. Nii kaua, kuni sa ise sellele seda süüdet juurde ei anna, siis nii kaua ta sind häirima ei tule. Nagu ärevuse puhul on see, et alati ei tasu võtta seda kõige negatiivsemalt, kuigi jah, ta on rõve ja vastik, aga tihti ärevus on see, mis aitab meile aru saada, et midagi on elus valesti. Absoluutselt iga kord, kui mu elus on miskit valesti, tuleb mulle küll ärevus ja näitab, et okei, kuskil on miskit, mida on vaja sütitada. Või selles suhtes ära lahendada ja siis sa tunnedki, kuidas see ärevus nagu kerkib ülesse ja kui sa sellega tegeled, sa saad sellest probleemist lahti ja ta jälle taandub. Et ongi see, et kui ta ei ole nagu geneetiliselt tulnud, on sul lihtsam sellega tegeleda ja sellest traumast vabaksada. Geneetiliselt on see ka, et on suurem tõenäosus, et sul on kellegil vaata kodus ka see, ehk siis sa nagu näed ja, seda kogu aeg. Ehk siis ongi see, et sa nagu see ei aita sind kaasa selle teekonnaga, kui sa näed, et teisel inimesel on ka, sest sa võib-olla elad ka seda automaatselt läbi uuesti. Et see on ka nagu raskem selle juures. Jah, et selles suhtes nõustun täielikult, et kui sa näedki kedagi teist nagu nii-öelda, kes põeb, depressiooni või ärevus, siis ja sa oledki inimene, kes võtab kas tõesti külge, siis ongi see, et sa oled nii lihtne või nii võimeline seda nagu endale lihtsalt kogu aeg sisestada, et okei, et ennast mõjutada kogu aeg sellest. No meil on täpselt samamoodi. Me oleme kogu aeg üksteisega koos. Ja me mõlemad näeme üksteisel pealt seda. Et selles suhtes, jah. Siis meil on veel siin küsimus. Kas teie usute, et on võimalik välja astuda haigustest, mis on juba sinu kehas pärilikult olemas? Kas täielikult välja astuda? Ilmselt mitte, aga ma arvan ka, et isegi kui sul ei ole see geneetiliselt täpselt samamoodi, ma ei usu, et sa saad sellest täielikult välja astuda. Lihtsalt sa saad hoida seda niimoodi, et ta tagaplaanil. Ühe jalaga vaata väljas olla, aga ühe jalaga sees olla. Ehk siis see nagu ta on olemas, aga sa ei saa täielikult sealt nagu välja astuda sellest ringist. See on ikkagi asi, mis tegelikult käib sinuga kaasas. Lihtsalt ära ise anna sellele põhjust, et süttida nii-öelda. Sinu sees ja siin nagu... On ka halb ja hea ärevus. Hea ärevus on kasulik sulle elus. Seega. Ja vaata, näiteks oletame, et me võime öelda, et hea ärevus on see, mida sa tunned näiteks, kui sa lähed eksamit tegema, siis sul hakkab halb, aga see hea ärevus aitab sinul sinu aju tööle panna nii, et sa teeks paremini asju. Et, aga halb ärevus on see, mis sandistab sind tegelikult tõmbab tehniliselt. Alla. Aga siis ongi see koht, et sa pead leidma selle koha, mis seda tekitab. Ja tehniliselt ka ma arvan ka pärilikutel, kellel on pärilikult tulnud see, siis ka teil on põhjust, miks see on välja löönud. Mitte ainult see, et on geneetiliselt, vaid sellel on antud mingi põhjus, miks ta välja lõi. Ja mis oli see, mis selle nagu esile tõi? Algatus, jah. Et vot siuke värk. Aga väga armas kiri ja ma väga loodan, et sul läheb paremini. Et sa oled üli tubli. Et sa tegeled sellega. Et siin on ka minu koht, kus ma ütlen, et ärevushäire, depressioon, bipolaarsus, kõik vaimse tervisega haigused on asjad, millega tuleb tegelema hakata koheselt, kui sa tunned, et sul on raske. Sest mida rohkem sa lased sellele edasi minna, seda keerulisemaks läheb. Ja ma tean, et Eestis on kahjuks kohutavalt kallis see, kus sa lähed eraarsti juurde. Mina olen käinud ainult eraarstide juures, sest mul lihtsalt ei olnud aega oodata. Aga mis mina oma teekonnas olen õppinud see, et kõige rohkem, mida mina soovitan isiklikult, on vaimse terviseõed. Nende visiit oli siis, kui mina käisin, oli 5 €, nüüd ma kuulsin, et on 20 juba. Loodan, et äkki ei ole ikka nii palju, aga eks näis. Ja tõesti ma soovitan neid, sest nemad päriselt saavad sind suunata edasi kuhugile, kus nad näevad, et võiks kasu olla. Ja väga soovitan kogemusnõustajaid, sest nendel on päriselt kogemus. Kõik psühholoogid on väga häid psühholooge, kellel on ka endal päriselt kogemus, aga enamus psühholoogid on õppinud lihtsalt seda, mis on raamatus kirjas ja see, kuidas võiks käituda ja öelda siis patsiendile. Aga sellest ei ole kasu. Sellest ei ole kasu.
vaid on vaja päriselt, kes suudab sinuga ennast nagu samastuda. Ja ta saabki aru, mida ta tunneb ja ta annab sulle päriselt nõu, mis võiks sind aidata. Et mina soovitan väga neid ja nende visiit on odavam kui psühholoogi juurde minna. Võt. Aga ma arvan, et ma räägin siin ära siis juba enda loo, mida, kuidas mina siis, milline on siis minu kogemus nende haigustega. Nagu minul siis algas võib-olla see kõik 2024 aasta jaanuaris, midagi sellist, kui mina töötasin haiglas, siis ma sain seal ühe halva sündmuse osaliseks, kus siis oligi, et oli ühe lapse sünd siis ja ma mäletan, et seal oli ämmaemand, kes mulle väga ei meeldinud. Ma ei osanud sistast väga midagi arvata, aga seal tekkis olukord, kus väga palju verd lendas niimoodi, et ta vajutas talle kõhu peale ja siis verd lendas niimoodi nagu reaalselt põrandale ja see veits ehmatas mind. Ja ma kuidagi sain vist mingi šoki sellest ja see oli kuidagi jube õud, see oli hästi vererohke ja pärast see patsient vist läks veel intensiivi ka, sest tal oli suur verekaotus, aga see tõesti oli väga julm minu jaoks kuidagi. Ja siis ma pidin selle vere sealt ära koristama, aga ma ei tahtnud sinna mopi ja fucking ämbriga minna koristama, vaid ma pühkisin just paberitega ära, aga õrn seal nagu siuke vere nagu kuma jäi ikka sinna. Ja siis ta pärast tuli ja õiendas minuga, et ma võiks paremini teha seda, aga siis ma olingi enda peast, kas sa päriselt, ma lähen praegu rikun inimeste ilusat hetke mopi ja ämbriga või? Lähen ja pühin seal. Nagu see väike verekuma ei häiri neid. Ma küll ei ütlenud seda, aga minu ajaks peas oligi see, et ma ei lähe praegu nende ilusat hetke nagu segama sellega. Ja siis ütles, et järgmine kord sa võid hoida seda ka. Vabandust, see on mul mingi 4. päev tööl nagu. Tule ütle, mis ma tegema pean kohe nagu. Aga ma kuidagi sain sealt selle hirmu, see on tegelikult täiesti lampa asi, aga ma olen hästi, kes võtab hästi külge, mida teised inimesed ütlevad ja siis ma tunnengi, et mina tegin halvasti. Ma iga päev olen reaalselt selline inimene, kes on nagu, et mina olen süüdi ja mina tegin pahasti ja äkki ongi minul nagu ma tegin valesti. Aga kuigi tegelikult on see, et sa ei teadnud, kuidas teha ja see on okei, et sa ei teadnud ja sa tegid nii, nagu sa tegid. See ei tähenda, et sa tegid valesti. Sa tegid nii, nagu sa teadsid teha. Või see, mis sul õpetatud oli. Ja siis peale seda mul tekkisidki erinevad terviseprobleemid, mul tekkisid suured kõhuprobleemid, mul oligi kogu aeg nagu paha olla, mul iiveldas, kõht oli lahti, mida kõike veel. Sealt tulid need naljakad lood ka meile, kus ma läksin kohtingule, mida kõike veel. Aga reaalselt see kestis mul 2 kuud, kus ma ei saanud nagu normaalselt süüa vist. Ja siis ja see tekkis alati siis, kui ma läksin sinna tööle. Mu jalg hakkas võdisema, kui ma pidin minema sünnitustuppa. Igatahes järelikult mingi trauma ma sealt sain. Ilmselt asi oli selles, et ma lihtsalt iga päevas, kui ma seal alati olin, elasin läbi sünnitajate valu. Seda rasket emotsiooni, mida nad tundsid. Ja sealt hakkas tekkima minul nagu terviseprobleem. Ja siis oligi nii, et ma lõpuks tulin ära sealt ja siis mingi aeg, mul tekkisid ka põieprobleemid ja on öeldud seda, et põieprobleemid tekivad kas siis, kui sul on vale partner. Jah, mul oli vale seksipartner tollel ajal. Nüüd ei ole enam. Ja mul oli ka vale töökoht. Öeldakse, et põieprobleemid tekivad kas vale partneriga või vale töökoht. Ja sul oli mõlemad. Ja mul olid mõlemad. Oi. Ehk siis tegelikult ma hävitasin igapäevaselt väga-väga palju iseennast. Ja sellega ma andsin sütet juurde enda ärevusele, millest ma tollel hetkel ei olnud teadlik. Ja siis tulin sealt siis lõpuks töölt ära ja mul tekkisidki põieprobleemid, kus kuidas ma nüüd seletan? See oli niimoodi, et kui on näiteks põiepõletik, siis on inimestel, kas tavaliselt valus pissida. Minul seda ei olnud, aga minul tekkis siuke loll asi, et ma ei saanud normaalselt pissida, sest mu viimane tilk nii-öelda ei tulnud välja. Ma ei tea, võib-olla te teate seda tunnet, kus sa oled nagu sa pissid, aga su aju nagu ei anna nagu käsklus su põiele, et kuule, et nagu hakka pissima nüüd vaata. See on nagu, jube rõve minu arust. See on ülivastik tunne, mul oli hästi ebameeldiv. Ma ei saanud potilt püsti tõusta, sest mul oli tunne, et ma tahan veel pissida, aga lihtsalt see ei tule. Ja mul oli nii halb olla, mul oli pudelargi vahel lihtsalt
ja ma lihtsalt surin. Küll ema tegi mul vana ajal tehti seda, et kui olid mingid põieprobleemid, siis pandi keevvesi potti ja sa istusid nagu keedupoti peal lihtsalt nii-öelda, et see aur aitab sul nagu pissima hakata või nii-öelda aitab leevendada seda. Ja lõpuks ma olingi, et nüüd on asi väga vale, mul tekkis palavik, hästi tugev 39 palavik ja siis sa olisid pudeliga ka vahepeal ringi, ma mäletan. Ja, oma pudel kaasas. Ja, oligi see, et ma nagu aitasin endal nagu, kallasin nagu peale, et vaata, et sorin tekitab ka nagu seda, annab ajule käsklust, et nüüd hakka pissile. Ma tõesti proovisin igasuguseid asju ja see on üli ebamugav tegelikult sellest rääkida, sest see on nagu tegelikult isiklik asi, aga ma tunnen, et kõik see, mis ma täna siin jagan, on selleks, et ei arvaks, et minu elu on nii imeline. Kindlasti mitte. Ma räägin, et ma olen päriselt tulnud läbi sitast veest ja tulest. Et täna, mis ma olen saavutanud, on sellepärast, et ma olen tõesti teinud väga palju ja olnud väga halbades kohtades. Ja ma olengi väga-väga aus teiega, sest me oleme tegelikult siin maailmas vahest väga üksinda ja siis me vajame, et inimesed oleksid meie ümber ausad ja räägiks, kuidas päriselt on. Mitte ei loo endast kuvandit illusiooni, mis on tegelikult fake. Ja, mida väga paljud inimesed teevad. Ja ma vihkan seda. Ja, väga paljud teevad seda, aga mina ei taha seda teha. Nii et ja. Aga jah, siis oligi, mul tekkisid tõesti, nagu mul oli palavik, mega suur ja ma läksin EMO-sse. Ma vihkan haiglaid kogu südamest, sellepärast, et nad on väga madala energiaga kohad ja seal on inimestel nii raske. Ja siis ma läksin EMO-sse, ema viis mind, ma mäletan, see oli esimene kord siis. Ja ma pidin minema sinna eelvaatlustuppa, kus nad mõõdavad su vererõhku ja räägib, mis sul on. Mina sealt välja enam ei tulnud, sellepärast, et nii kui ma arsti nägin, mu pulss tõusis 160-ni ja ma mõtlesin, ma minastan ära sinna ja mul oli nii halb olla. Ja siis mind viidi siis voodiga sinna intensiivtuppa või kus oli, jälgimispalatisse nii-öelda. Ma olin täitsa jälgimise all nagu esimene õhtu siis ja siis järgmine päev ma sain välja. Jah, ma veetsin seal, järgmine päev sain välja. Öeldigi, et mul on lihtsalt, siis öeldi, et mul on põiepõletik minu arust. Öeldi esimene kord, et mul on põiepõletik. Ma nagu sain antibiootikumid, läks paar päeva edasi, siis ma sain vist sellest lahti ja siis ma mäletan, et juba siis ma alustasin, mu esimene ärevuse hoog tekkis Tartus. Ja kui me läksime tüdrukutega, ma veel töötasin haiglas siis ja me läksime tüdrukutega puhkama nädalavahetuseks Tartusse, Veespaasse, käisime seal ja värkisärki. Aga meil oli hästi armas Airbnb võetud ja võt siis ma esimest korda hommikul üles ärgates, ma mäletan, ma olin Lottaga kahekesti, Bella läks kooli ja ma olin Lottaga kahekesti ja ma tunnen, et mul on üliimelik olla. Ma justkui peaks puhkama ja nautima, aga mul oli nii raske olla, võt seesama ärevustunne, aga võt tollel hetkel ma ei saanud aru, mis asi see on. Ja see oli hirmus. Siis ma võtsin reaalselt rahustit, mida mu ema oli kodus nii-öelda, mida ta võtsin ärevushäire jaoks. Ma võtsin seda, aga siis mul polnud aimugi, et mul ärevushäire on. Ja järgmine nädal me läksime siis Aquaspaasse puhkama ja siis tekkis mul uuesti ja mõlemad hommikud ärgates oli mul nii halb, et ma mõtlesin, et ma suren ära sinna. See oli see faas, kus me ei saanud mitte midagi aru, mis toimub nagu Jonnega. Ta oli nagu nii imelik kuidagi. Ma sain aru, et tal oli see põieprobleem olnud, aga kuidagi nagu väga kahtlane oli. Kuidagi oli kummaline asi, nagu midagi oli valesti. Teid alla ja oli võimaliselt niimoodi vahepeal. Midagi oli väga-väga valesti, aga point oli see, et ma ei teadnud, mis asi see on. Ja meil ei ole ka kokku puhutud. Ja me ei saanud mitte midagi aru. Oligi keeruline. Nagu ole toeks, kui sa ei tea isegi, mis tal viga on ja ta ise ka ei tea seda. Ja siis ma mõtlesin, kui ma mäletan, et see sõit tagasi sealt Rakverest oli väga raske. Ma ütlesin, ma lihtsalt tapan ära ennast, et mul on nii halb olla. Ma mäletan, Lotta nutis, Bella nutis, mina nutsin. See oli üks väga-väga raske sõit selles suhtes. Ma olin nagu kuradi inimvare. Ja küll tüdrukud üritas mulle leida lahendusi, et küll Lotta pani mulle kassivideod peale, me joonistasime koos. Siis lihtsalt hoidsime kaisus üksteist käest kinni, üritasime magada. Tüdrukud leidsid kõiki lahendusi. Lotta tegi massaaži, kusjuures üks soovitus, mida ma ütlen. Minul väga hästi toimib, kui tehakse massaaži. Siis mul natuke aitab ärevust tagasi tõmmata, sest massaaž lõdvestab kehas pingeid või nagu sulihaseid, ehk siis need pinged nagu haituvad rohkem ära. Mul ka toimib massaaž. Et ja siis oligi, et väga kummaline kõik see asi.
ja siis tekkis mul oli samal ajal ka see kõhuprobleem, mul oli mingi 100 erinevat probleemi. Siis ma ei saa aru, mis muga valesti on. Ja lõpuks ma vist tulin töölt ära äkki, ma ei mäleta täpsemalt, kus ajal see oli, kui mul uuesti see põieprobleem tekkis. Igatahes tööl ei olnud enam, jah? Ma ei olnud vist tööl, äkki oli mingi märtsi lõpp oli, kui mul tekkis uuesti põiega probleem. Ja ma läksin ma tundsin ära, et oh fuck god, jälle mul on see sama probleem ja ma olin järelikult, ma olen põiepõletik. Nii, ja siis ma läksin haiglasse või ma läksin jälle EMO-sse ja siis oli täpselt sama asi, jälle ma sealt toast tagasi ei tulnud, ma läksin jälle, siis mu pulss oli samamoodi nii kõrge ja siis ma olin ka jälle seal jälgimistoas ja siis oli üks vene mutt seal. Vabandust, ma nii ütlen, aga ta reaalselt karjus mu peale, siis mul tekkis seal paanikahoog. Ma ei saanud aru, mis mul valesti on, ma lihtsalt nutsin, ma ütlesin, palun kutsuge mulle arst, palun, mul on nii halb olla, ma lihtsalt suren ära. Ma olin üksinda, ma väga kardan haiglaid ja arste. Ja see vene mutt ütles mulle, et mida sa nutad, et sa ei ole ainuke, kellel siin raske on. Ma olin vabandust, ma tõesti taha, aga mul on nii raske, palun kutsuge mulle abi. Ja siis mu arst kuulis seda pealt ja ütles talle, et sa ei karju minu patsiendi peale. Et näed, et tal on raske praegu. Ja siis nad tulid tegid mulle rahustit ja see lõppes niimoodi, et see rahustik kustutas mind nii ära, et ma ärkasin üles, et mul oli see hingamismask peas. Ja ma kuulsin, kuidas see aparaat piiksub elu, siuke südamerütm on üliaeglane. Ja siis mul silmad käisid flashisid niimoodi, mäletan mingid lõik käinud, kuidas mu silm läheb jälle kinni, siis ma teen lahti, siis ma näen, kuidas inimesed jooksevad ringi. Ja siis ma lihtsalt hingan selle sisse see oli nii jube, ma mäletan ja siis peale seda ma kardan veel rohkem haiglaid ja siis tuligi arst ütles mulle, et sul on põies bakter, mis on edasi liikunud neerudesse ja nüüd sa pead haiglasse jääma, kui inimese normaal põletiknäitaja on 1, 2 midagi, siis minul oli 400. Ehk siis ma olin väga kriitilises olukorras juba, et mu neerud olid väga kahju saanud ja ma jäingi nädalaks ajaks haiglasse sellepärast, et see põletik alla saada, aga see ei tahtnud väga tagasi minna, kui ma eksis, selle bakteri nimi oli äkki helikobakter või ma ei ole päris kindel, aga mingi väga imelik bakter, see oli väga halb bakter. Ja küll ma oksendasin seal haiglas ja küll tüdrukud käisid mind iga päev, mu ema on selles osas vot seal tekkis minu ema minu tüdrukute vastu päriselt austus, et nad on reaalselt sõbrannad, sest nad käisid absoluutselt iga päev mind haiglas vaatamas. Mul oli seal väga raske, ma ei tahtnud seal üksi olla, ma olin vanade inimestega, ma olin enamusaeg seal palatis. Haiglatoit on jube, voodid on ebamugavad, ilmselgelt see ei peagi olema mingi luksus, aga tõesti seal oli raske. Küll seal olid vanad inimesed, kes olid voodi külge reaalselt seotud, sest nad olid dementsed ja mida kõike veel, kes norskas, mida kõike veel, aga siis mul oli seal üks hästi armas vanem proua oli, kes oli mingi, et kas sa tuled, aitab mind, siis ma aitasin teda ja siis oli, ma annan sulle muffini. Ja siis me temaga saime väga hästi läbi, siis kui ma ära läksin, siis ma andsin talle oma mandarinid kõik talle või kõik asjad, mis mul üle, ma andsin talle ja siis ma kallistasin teda ja ütlesin, et ma loodan, et sa saad terveks. Ja see oli üliarmas, ta oli hästi armas. Ja jälle üks väga suur oma kogemuse mõttes ülisuur õpetus mulle ja aga tõesti rohkem ei taha, aga ma mäletan seda aega, kui ma nägin, kuidas kõik teised olid väljas ja nautisid sooja ilma, siis mina olin haiglas ja peale seda, kui ma sain lõpuks haiglast välja, siis ema ütles, et sa paned ülisoojalt ennast riidesse, et sa jumalast haigeks uuesti ei jää ja siis ma mäletan, kuidas me Bellaga kiikusime kiigu peal mu kodu lähedal ja ma lihtsalt vaatasin absoluutselt igat inimest ja ma lihtsalt tundsin, kuidas mu pisarad voolavad ja ma vihkasin igat inimest, kes must mööda kõndis ja nautis suve. Mina samal istudes kuradi dressikomplekti seljas ja vest ja pikad sokid, ma vihkan sokke. Ma pidin olema väga ebamugavalt ja ma näen, kuidas teised inimesed põhimõtteliselt jooksevad suveriietes juba ringi ja naudivad ja on rõõmsad. Ma vihkasin igat rõõmsat nägu, mida ma nägin. Reaalselt sõna otseses mõttes vihkasin. Vihkamine on väga tugev sõna. Mul ei meeldi seda kasutada, aga sellel hetkel ma tundsin, et mu elus on null rõõmu ja õnne. Ma olin mis ma olen valesti teinud siin elus, et ma seda olen kogenud, ma olen hea inimene, ma tahan kõigile paremat, ma alati aitan, alati olen olemas, nõustan, olen abiks.
minu kodu on alati koht, kuhu saab tulla, sest ma võtan alati vastu inimesed, kes vajavad abi nagu või mida iganes või lihtsalt, kui tahetakse tulla. Ma olen hea inimene, millega ma selle ära teenisin. Ma olin inimene, kes aitas lasteaias, koolis klassivendadel lukud kinni või aitasin paelad kinni, ma tean, et mu süda oli õiges kohas, aga mis ma tegin valesti, et ma selle sain. Ja siis otsid ülipikalt seda, mis see põhjus on, et miks. Ma ei ole tänaseks seda vastust saanud, aga ma arvan, et kõige lihtsam on öelda seda, et see oli mulle vajalik, et tänaseks saavutada midagi ägedat ja olla tänaseks see, kes ma olen. Ilma selleta ma ei oleks täna see ei õnne, sest see on reaalselt olnud suur kogemus. Aga nüüd, kui veel edasi jätkata, siis kui ma haiglast välja sain, mul läks juba natuke tervis paremaks, ma pidin mingi palju kasemahla jooma ja mu ema oli mures täiega ja kõik me olime mures ja teil oli väga raske, sest tegelikult ma muutusin väga suitsiidseks. Mul on olnud elus kokku 3 suitsiidikatset. Esimene oli siis, kui ma olin 13-aastane, siis mul lihtsalt oli meeletu üksinduse tunne, mul ei olnud sõpru. Ainuke sõber oligi mu üks kunagine parim sõbranna koolist ja tema oli tollel hetkel, kes mind päästis sellest, et ma mõtlesingi, et ma ei suuda teda üksinda jätta, sellest ma olen tänulik. Teine suitsiidikatse, see ei olnud otsa suitsiidikatse, see oli lihtsalt see, kus ma lõikasin oma veene, sest ma tundsin, et ma vajan seda. See oli jaanuaris, siis kui mul nagu hakkas see pihta ja ma lõikasingi ja ma mäletan, kui vabastav tunne see oli tollel hetkel, aga pärast seda mul oli meeletu süümepiinad. Nii et ma ei soovita seda, aga nagu sellel hetkel see oli mulle lihtsalt nagu vajalik. Ja 3. kord oli nüüd aprillis või oli ennem haiglasse sattumist. Ei, issand, see 3. kord oli nüüd veel aasta hiljem appikene. Ma isegi ei mäleta. Igatahes nagu te näete, ma olen väga pikalt selle asjaga võitlenud. Ehk siis, jah. Igatahes suitsiidsed mõtted käisid minuga kogu aeg kaasas. See on paratamatu, kui sa oled kogu aeg nagu depressiooni ärevusääret, siis nad tihti nagu tahavad kaasas käia, sest sa lihtsalt oled väga raskes olukorras ja see allaandmistunne on vahest tundub parem kui see, et võidelda, see ongi võitle või põgene. Nii et ja siis sattusin ma ka 3. korda haiglasse aprillis äkki, kus mul tekkis uuesti sama jama ja siis oligi, et ilmselt esimene kord ma ei ravinud korralikult välja seda ja sellepärast tekkis uuesti, aga siis ma olin ainult ühe õnneks EMO-s ja siis mulle arst ütles, et Jonna, nüüd tuleb nagu päris kokku võtta, sest kui sa veel ühe korra sellesse satud, siis sul tekib neerupuudulikkus juba, et su neerud on väga halvas olukorras hetkel, et me peame selle välja saama ja siis nüüdseks õnneks on mu neerudega kõik hästi. Jumal tänatud, aga iga kord, kui ma olen korra vetsus ja ma tunnen, et mul nagu pissitilki tule välja, siis ma olen nagu, oh my god, palun, ei hakka uuesti pihta nagu. Aga ma mäletan, kui ma pidin 3. kord minema haiglasse või EMO-sse, ma mäletan, kuidas ma nutsin lihtsalt enda emas üles. Ma ütlesin, ma ei taha, palun ära vii mind sinna, see oli nii raske. Sest ma tõesti kartsin ja ma teadsin, et ma ei saa sealt toast välja ja ma ei saanudki 3. korda ka sealt toast välja. Võinduses me vägisi viisime siin. Ja, nad lihtsalt vägisi viisid mind arsti juurde, et sa pead minema, ma minna EMO-sse. Julm. Et, ja nüüd lõpuks ma siis, kui mul nagu terviseprobleemid enam-vähem ära kadusid, siis ma sain rohkem tegeleda enda vaimse tervise ja asjadega. Olen käinud läbi psühholooge, coach'e, psühhiaatreid, vaimse terviseõdesi, kogemusnõustajaid, siis mingi magnetväliaga on tehtud ka mulle seda mingid mütsikene on siis selle teraapia nimi, mida tehakse, mis aitab sul nagu neid juhtmeid nagu kokku viia ilusti. Niimoodi, et nad on muidu nii, siis ta viib nii. Ja siis mida kõike veel mingi life-keskuses käinud mingeid, pannakse mingid juhtmeid külge ja siis ta mõõdab su neid pingeid kehas või mingeid põhimõtteliselt siukseid, et aitavad läbi selle nagu lõõtvestada sind. Nagu see tee on olnud väga pikk. Aga jah, reaalselt minu võib-olla ravi algus sai, või paranemisteekond sai alguse siis, kui ma läksin Viimsisse siis psühhiaatriakliinikusse. Mõtlesin, fuck it, ma proovin veel korra, et äkki ma saan nagu abi. Teistest ma ei ole nii palju, selles mõttes ma juba 2024 aasta jaanuarist võtan ravimeid. Mina võtan siis Esbitolabraami,
küll väga väikses koguses, 10 milligrammi ainult, selles suhtes ma ei ole väga, 20 on mul kõige rohkem olnud, aga jah, ma ei ole õnneks väga suurtel nagu kogustel olnud, aga sellest ikkagi on juba väga raske olnud nagu. Aga jah, ma läksin sinna siis psühhiaatri siis vastuvõtule ja siis tema oli, et tead, mis Jonna, et mina saadan su ATH testi tegema. Et uurime seda. Ma tegelikult teadsin, et see võib mul olla, sest mul kunagi väiksena see diagnoositi või öeldi, et jah, ilmselt tal on, aga me hakkas ta paberile kirja panema, et võite suurena uuesti testida, et äkki vaatab, mis saab. Ja nüüd ma sain siis täielikult teada, et mul ongi ATH nagu täiesti suht tugev, et see ei ole nagu lihtsalt siuke piiripealne, vaid tegelikult päris tugevalt on mul see. Jah, kui ma nüüd nagu oma kõiki neid punkte vaatan, mis mul on, hilinen igale poole ja ülijutukas ja mida kõike veel, siis on tegelikult väga hästi aru saada, et ma olen teistsugune. Nagu selles suhtes, kui ma sain teada selle diagnoosi, siis kuidagi minu peas jooksid asjad paremini kokku, et ma sain aru, et ma ei ole imelik. Ma lihtsalt olen teistsugune, aga heas mõttes teistsugune. ATH ei ole tegelikult nagu halb. Selles suhtes, jah, tal on miinused ja asjad, mis võivad teha, olla sinu vastu. Aga kui sa õpid need nagu enda kasuks, nagu õpid neid ära kasutama ja need on sinu kasuks, siis see on sulle väga suur võime. See on just kui supervõime on ATH. Ma olen võimeline võib-olla viima kunagi firma, oma firma või kellegi teise firma väga kõrgele, sest ma olen väga kiire mõtlemisega ja mul on palju häid ideid. Või ma olengi väga jutukas ja ma julgengi rääkida ja kui mul ongi mingi idee, ma teen selle ära. Need on mulle kasuks. Jah, ma fucking hilinen suht tihti igale poole. Aga see on asi, millega inimesed peavad harjuma mu juures. Ja siis su see võimega, kus Jonna tegeleb mingi 3. asjaga ja siis me räägime midagi ja siis on nagu tekib tunne, et kas ta üldse kuulab, on ju. Aga ma kuulan. Ja siis ta pärast loob kõik need faktid, mis me rääkisime, see on nagu, okei. Ei, ta valib, et kas ta viitsib kuulata või nagu kaasa rääkida või mitte. Ta kuulab alati, aga kui tema jaoks ei ole see põnev, siis ta kaasa ei räägi. Jah, et nagu minu peas toimub tunduvalt rohkem asju kui teiste inimeste, nagu neurotüüpiliste inimeste peades. Aga nagu ongi see, et ATH puhul on see, et miks, ka ATH aitab ise väga hästi ärevushäiret tekitada, sest sinu aju poolkeras see nagu kuidas ma ütlen, dopamiin, mida tavaliselt neurotüüpilisel inimesel on piisavalt palju, siis minul on seda vähem. Ja mina pean väga palju mõtlemisega või igasuguste tegevustega seda juurde tootma, ehk sellepärast ma olengi kogu aeg tegevuses, ma pean kogu aeg midagi tegema, sest ma pean seda dopamiini endale tootma. Ja lõpuks, kui ma sain aru, et mul on see diagnoos, siis ma ei ole kuidagi, ma ei tea, haige või teistsugune inimene, nagu, ma ei tea, Down või mingi sündroomiga. Ma ei ütle, et see kuidagi halb on igal inimesel oma eripärad, aga ATH minu eripära, see on minu supervõime. Ehk siis tänaseks ei ole see minu kahju, vaid see minu supervõime, mida ma kasutan, et olla mina. Ja siin ongi minu paranemislugu, et tuleb enda traumadest nagu vabaks saada või aru saada, miks need on tekkinud, mis on nende põhjustajad ja teha iseendaga rahu nendes, et oli nii, ma järgmine kord teen paremini või leian lahendused, et need enam ei tekiks või siis ongi, et kui sa saadki mingi diagnoosi, siis see aitab sul seda sisemist rahu sinu enda sees tekitada ja seda võib-olla siis kasutada enda jaoks, mitte enda miinuseks teha. Ja mis mul ka aitas on see, et ma pidin päriselt õppima oma vanematega rääkima neile, mida ma tunnen ja tänaseks on see, kus nüüd me ütlemegi üksteisele, et me armastame üksteist ja me päriselt hoolime üksteist rohkem. Minu ema on öelnud mulle, et Jonna, sa tead, et sa oled väga vajalik siin maailmas sellepärast, et sa oled mulle tulnud väga palju õpetama. Et tänu sinule ma olen täna parem inimene. Ja nagu ma näen tegelikult enda ema silmist, et ta on nii palju arenenud ja ta on täna palju paremas kohas ja ta teab ise palju rohkem, mida ta tahab. Aga ma räägin veel korra kiiresti oma viimasest nii-öelda suitsiidikatsest, kus... Ma ei saanud, et see läks nii kurvaks ära. Mul läksid ka visarad, tulid siin. Nii kurb, et lõpuks ma
nii arvas. Ma olen nii tõsine terve aja, kui sa räägid, siis ma lihtsalt keskendusin täiega nagu nii nunnu. Aga nagu ja ka tegelikult ma ütlen seda, et nagu ka mitte ainult vanematele, vaid ka sõbrannadele või nagu kui palju pidi Bella Lotta õppima ja hakkama saama minu Ameerika mägedega. Need olid nagu alla, siis üles, alla, veel rohkem alla, põrgusse ja põrgust veel edasi ja siis jälle ülesse. Ja nad pididki nagu õppima sellega toime tulema. See oli väga raske. Aga ma arvan, ka nemad on tänaseks palju-palju paremad inimesed ja ma arvan, et me oleme tänu selle ka suutnud üksteist nii palju rohkem täiustada, sest me teame, mis on meie miinused ja nende miinustega me nagu parandame üksteist ja oskame arvestada. Täpselt nii. Aga nüüd mu viimasest suitsiidikatsest oli, ma kuidagi võib-olla kohati, kas ma põlesin tööl natuke läbi ja kuidagi mul tekkis jälle pidevalt palju ärevust, ju mul oli jälle mingi probleemis vajas lahendust, aga see ärevus tahtis näidata, et kuule, et nagu teeme miskit, leiame lahendused äkki. Ja mul jäid 2 päeva ravimid võtmata. Ravimitega on see, et neid tuleb ilusti võtta, sest kui sa need võtmata jätad, siis võib tulla väike tagasilöök. Kui sa nagu paugustetad niimoodi ära, siis tuleb tagasilöök. Kui sa ilusti vaikselt hakkad nagu ära jätma, siis on normaalne, aga kõik see tuleb oma perearstiga läbi rääkida või psühhiaatriga, ise ärge tehke midagi. Ja mul jäi 2 päeva võtmata, sest mul olid otsas ja see oli nädalavahetus, ma ei jõudnud mitte kuskil apteeki ja siis toimus peas nagu räige avarii lihtsalt, kus ma läksin emaga tülli täiesti lambis asja peale, ma läksin emaga vaidlema. Ma ütlesin emale, et mulle tundub, et sa ei saa aru, kui oluline minu jaoks see, et sa arvestad minuga, mida mina tahan, et sa teeksid süüa. Et kui ma ütlen sulle, et ära tee seda süüa, sest mulle ei meeldi see, siis sa ei tee seda, sest mina jätan meelde, mis sulle ei meeldi. Aga võt siin ongi see, sest mul on ATH ja ma suudan jätta väga pisidetaile meelde. Tema ei suuda. Aga nagu kuidagi ma nagu tahan, et ta suudaks. Siis me läksimegi kaklema ja lõpuks oli niimoodi, et ma läksin nii vihaseks, et ma lihtsalt läksin häärasin äädikapudeli ja mõtlesin, ma joon selle ära 30% äädikapudeli. See oleks hetkega mu kõripaelad ja kõik hingetoru ära põletanud ja ma oleks nagu kutu. Sest minu vanaema suri äädikat juues ja kogemata. Klaasid läksid sassi. Aga nüüd ma tahan teada, mis oli teie emotsioonid selle hetkel, sest tüdrukud, kui neid oleks kõrval olnud, mind ei oleks täna ilmselt siin, sest tüdrukud haarasid sellest pudelist kinni ja ütlesid, et sa ei joo. Ja point oligi selles, et terve see teekonna ajal, kui me Jonne kõrval olime, siis mingil määral tekkis selline sisetunne, et sa näed, et kuidas ta käitub natuke nagu teistmoodi, et nüüd on meie hetk nagu sinna vahele astuda. Nüüd hakkab lahvatama või nüüd juhtub kohe midagi, et nagu liiguta ennast ruttu ja see oligi, et me istusime seal laua taga ja siis Jonne veits ta nagu tatsas ringi, et sa nägid, et nagu midagi on valesti ja ta pilk oli kuidagi tühi ja siis ma nagu jälgisin ja siis ta vaatas veel meid veits kurja näoga, et mis ta nagu vahita ja siis ta käib nagu peas see plõks ära, et nagu ma ei saa mitte kuhugi siit minna, ma ei saa Jonnet üksi jätta, et nagu me peame aitama või nagu midagi tegema. Terve situatsioon juhtus nii kiiresti minu arust. Me olime mõlemad plaksust püsti. Ja see kapi uks oli veel lahti ka ja sa näed, et ta haarab sellest nagu äädikapudelist ja sa kohe saad aru, mis see nagu ta järgmine see plaan on. Ma vist olin teile rääkinud ka mingi aeg ennem seda vanaema jõi äädikat ja suri. Ehk siis ta nagu aitas kaasa sellele. Ja siis oligi nagu, et tal oli see pudel käes. Kohe me ei haaranud sellest kinni. Siis proovisime nagu... Me vist surusime ta nurkali. Ma ütlesin, et ärge tulge mulle lähedale, mul oli äädikapudel käes, ma ütlesin, ärge tulge mulle lähedale, ma joon kohe, kui te lähedale tulete seda. Või nagu, kui te tulete lähedale, siis ma joon. Ja siis nagu... Ma olin nii vihane, ma nagu tulen ja tahan raisk. Tulen, võtan ära sul selle äädikapudel, äkki ma tahan ise seda juua. Ja siis oligi nagu, mul tekkis selline nagu, kus ma ütlen, üle keha oli selline värin ja nagu selline veits nagu... Et mis nüüd saab vaata, et selline nagu mõte lihtsalt nagu hangus kinni, et mida ma nüüd teen, et jumala ees seda äädikat nagu ei jooks ja et kuidas ma aitan või nagu kuidas selles olukorras üldse olla, sest et nagu keegi ju ei ole kunagi öelnud, vaata, et sa peadki selles hetkes tajuma ja nagu neid õigeid samme astuma, et nagu see ära hoida. Ehk siis nagu üle keha värisesin, ma ei osanud mitte midagi öelda, mul lihtsalt aju blokeeris ära.
mingil määral võib-olla isegi paanika oli seal, et nagu... No sa hoidsid põhimõtteliselt jonnad kinni lõpuks. Ja oligi, et ma just ütlesin Bellale, et me full kaklesime seal köögikraanikausi juures, et ma hoian jonned kinni, siis Bella kallab seda äädikat ära ja siis Jonne proovib sealt ära joosta, vaata, et kuhugi nurga taha vetsu minna jooma seda, et uks lukku. Ja... See oli full nagu matš käis seal, oleks võinud keegi ühe start ja läks. Ja. See oli full nagu, no mul keris nagu katus nii ära selles suhtes, et mul olid rohud võtmata, pluss ma olin tülis MC-ga ja ta läks magama nii, et ta ütleb mulle, ega proovin seda ära lahendada seda asja ja sa ajab mind alati vihale, kui inimesed ei lahenda tülis ära. Ja siis oligi nagu, siis mõtlesin, fuck, ma näitan veel. Siis olin mina maru vihane Jonne peale. Ma olin nagu raisk, sa ei joo seda äädikat põhimõtteliselt. See oligi Lotta hoidis kinni, mina karjusin Jonne peale. Nagu ma olen see inimene nagu, ma ei taha üldse nagu halvaga karjuda, aga see on see, kuidas mina nagu lähenen inimesele. Ma ei oska olla nagu mingi nunnu armas, Jonnekene, kallikene, ära joo palun seda äädikat. Kui ta ise mulle otsa lõugab, siis ma lõugan vastu. Nagu see on see minu loogika või see, kuidas ma reageerin inimesele. Ehk siis ta oligi nagu, ära tule mulle lähemale, ma tulen, ma tahan tulla. Ja nagu sa ei joo seda ja sa saad aru, et nagu ei vaata. Aga tegelikult nagu siisimas ma värisesin ka samal ajal. Ma tundsin, kuidas nüüd on kõik või et nüüd ta saab selle äädikapudeli kätte või... Et me hiljaks. Jah, et me ei saa midagi teha. Seda reaalsust, kui ta oleks hiljaks jäänud. Jah, või et kui sel hetkel, kui ma nagu karjusin ka Jonne peale, siis mõtlesingi, et mida Jonne nagu pärast mu peale, nagu, mis ta must mõtleb pärast. Aga samas nagu, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, kui tal selle ära oleks joonud, ega ta ei oleks midagi mõelnud väga nagu. Nagu point on see, et ma ei ole kindlasti uhke selle teole, aga point on see, et mul tõesti nagu mõistus kassis ära selles suhtes, et see oligi ravimite puudus ja mida kõike veel, et ilmselt ma ei taha oma sõbrannadele sellist traumat tekitada. Nagu ma ei taha olla see värdjas, kes et mu sõbrannad peavad elama terve elu teadmisega, et nad ei jõudnud õigeks ajaks. Aga lihtsalt oligi, et mul mõistus kassis ära ja nagu ma olen tänulik tänaseks, et nad seal olid, sest ma räägin, ma ei istuks hetkel siin, sest ma oleksin võimeline olnud seda tegema. Kõige hullem oligi Jonne puhul see, et sa tead, et ta on võimeline seda tegema. Nagu kui mul on see, et ma tean, et ma ei ole võimeline seda tegema, siis Jonne puhul sa tead, et ta on võimeline. Ta teeb ka selle ära, kui ta ütleb, ta teeb selle ära ja see oli kõige hullem, sest et see ongi see, et sa ei saa ära minna. Fakt on selles, sest et sa tead, et kohe, kui sa ära lähed, siis sa ei tea, kas midagi juhtub. Nagu väga palju juhtud, kus tüdrukud lihtsalt ei läinud koju, sest nad kartsid, mis saab edasi, kui nad jätavad mu üksinda. Meil oli juba nagu Lottaga vaatasime, okei, sa jääd siia, okei, selge, ma lähen koju nüüd täna vaata. Nagu mul oli pidev valve reaalselt. See on julm, see on väga julm, aga ma olin tõesti väga-väga sügavas augus ja mu elu oli väga tuksis. Ma ei näinud, et see läheb paremaks. Minust isegi tänaseni on Lottal nagu väga raske seda rääkida, seepärast, et Lotta oli see, kes nagu, Lottal on nagu tekkinud trauma sellest. Ei tea, et Bella on nagu rohkem võib-olla näitab nagu sissepoole seda, kui väljapoole nagu Lotta on lihtsalt näitab kõike väljapoole. Selles osas nagu emotsioone. Lotta värisevad üle keha, mina olin vihane lihtsalt. Aga õnneks nüüd tänaseks ma tänan kõiki oma arved lähedasi ja teid, et te ikka olite ja tegelikult on tore siin istuda ju. Ja podcasti teha. Ja podcasti teha. Ma olen tänud. Ja, midagi olete õigesti ju teinud. Issand. Yes. Väga hea. Kas ma pean edasi skripti lugema või? Bella, thanks, Ma ei saa, Normaalne. Ma ei tea. Ehk siis minu teekond on olnud väga raske, aga siin on, kui mina sain sellest jagu, ma ei saa öelda, et ma olen 100% terve, ma ei ole, aga ma olen õppinud rohkem sellega elama ja ma tean näiteks, mis aitavad mind. Minu kogemusnõustaja ütles mulle, et kuna mul on ATH, siis ATH puhul ei toimi need ärevusnipid, et kui sul ärevushoog tekib, siis kasuta neid näiteks ruudu hingamine või mingid hingamistehnikad. Mulle need ei sobi, aga näiteks mulle väga hästi sobib plank. Ta ütlesidki, et tee planku, sest see viib su keha ebamugavasse olukorda ja sul ei ole aega nii palju mõelda. Ja see actually natuke aitab nagu tõmmata maha, ongi massaaž ja mingi tegevused rohkem võib-olla.
et selles suhtes, et kui sul on ATH, siis sul ei toimi kõik need samad asjad, mis võib-olla toimib tavalistel neurotüüpilistel inimestel, kui neil on ärevushäire või depressioon, et üldse inimesed on erinevad selle koha pealt, et toimivadki erinevad asjad ja täpselt, et ongi, et inimene on erinev ja miskit pole teha, ehk sa pead leidma enda jaoks need õiged. Aga ma tahan seda öelda, et päriselt tänage enda ümber inimesi, sest väga raske on olla see teine pool. Nagu jah, mina räägin, et mul on raske, sest ma olen selles augus, aga see, kes peab seal teisel pool olema ja toeks olema sulle ja mõtlema, mida ütleb või kuidas ta ütleb ja kas see, mis ta ütleb, nüüd on kuidagi sulle määrav, siis see on väga raske. Jah, see on ka väga-väga raske. Ja sa ei ole ise selles olukorras olnud, sa ei tea. Sa ei oskagi aidata või nagu läheneda, sa nagu lihtsalt vaatad, et inimene näeb imelik välja, tal on midagi viga, aga sa ei tea, mida teha, vaata. Täpselt, et nagu ongi väga raske on olla see abipakkuja ja aidata inimest. Nii et kui on võimalus, siis võtke mingeid koolitusi, lugege inimeste kohta. Ma kogu aeg on tüdrukutele, et kui tulevad mingi ATH-ga seonduvad TikTokid, siis ma saadan neile, sest ma olen teistsugune, mitte halvas mõttes, aga muuga tuleb teistmoodi suhelda, et saaks minult selle kõige parema poole. Et jah. Vot, nii et ma olen väga tänulik oma vanemat, aitäh, kallis emmeisi, et olete mulle suureks toeks olnud ja ma tean, et teil on väga raske olnud, väga-väga raske, ma tean, mida mu vanemad tundsid, kui mures, ma arvan, mu ema on unnikuga magamata öid, kus ta mõtleb, mis saab, kas ta laps varsti lihtsalt tapabki ennast ära. Nagu ma tean, et sul oli raske, aga nüüd on parem. Ja vennadel olen väga tänulik, ma nagu sain rohkem, nagu ma avasin ennast ka päriselt oma vennadele, mu vennad ei arva ainult, et ma olen lihtsalt ilus, vaid nad päriselt nägid, mis nende väikse õe peas nagu toimus. See ei olnud kõik nii lilleline seal. Ja aitäh tüdrukud, et te olite mu kõrval, sest ma tean, et teil oli väga raske, sest nagu need olid reaalselt Ameerika mäed. Aitäh teile ka. Ja, et me oleme täna tugevamad ja sellest see, kuidas ma ütlen, see, et me oleme nendes olukordades olnud, teebki meie sõpruse väga eriliseks ja sellepärast me oleme üks väga äge kuldne trio või kuldne kolmik. Nii et ja täna olen mina väga tugev inimene ja ma isegi olen tänulik, et ma selle teekonna läbi käisin. Nii et ma ei oleks muidu täna Jonne, nagu tüdrukud ütlevad, et ma ei ole nii Jonne, sellepärast kõik lähebki nii hästi. Jah, sest ma olen Jonne. Ja kogemused on meil eluks vajalikud. On küll, jah. Aga võtame veel ühe kirja. Hei, kirjutan teile ühe mahlase loo, mille tõttu satuksin politseiga kindlasti pahandustesse, kui avalikult räägiksin. Aasta oli siis 2020, kui olin 19-aastane ja pööraliselt armunud turvamehesse, kellega koos töötasin. Otsustasin aga kinni pidada reeglist, et töökaaslastega ei semmi ja kasutasin tutvumisäppi Pado. Sealt leidsin ühe välismaalt pärit noormehe, kelle pilt ja kirjutamisstiil võitsid mind jalust. Otsustasime kokku saada ja ma ei pidanud pettuma. Ta oli tõesti hea välimusega, sportlik ja head huumoriga. Kuid kutsus mind enda juurde kohvi jooma ja ma mõtlesin, miks mitte. Sulgudes ilmselgelt oli see halb otsus. Kohvi külastus lõppes aga sellega, et mees kasutas mind ära, kuigi olin korduvalt selgelt väljendanud, et ma ei ole huvitatud seksist. Sel ööl viibisin umbes 4 tundi erakorralise meditsiini osakonnas, kus võeti proove ja tehti sinikatest pilte. Järgmisel päeval käisin politseis tunnistusi andmas, mis mind kõige rohkem häiris, oli see, et uurija ütles mulle kohe pärast tunnistuse andmist väljaspool ruumi, kus enam kaameraid ei salvestanud. Sa ei väljendanud seda piisavalt selgelt, järgmine kord palun tee seda. Sulgudes, nagu peaks tulema järgmine kord. Umbes 2 päeva hiljem võtsin ma avalduse tagasi, sest tundsin end hirmul ja ebamugavalt. Ma ei uskunud, et uurimine kuhugi viib ning ma ei tahtnud, et too noormees mind üles otsiks. Esialgu keeldusin psühholoogi nõustamisest, kuid hiljem palusin ohvri abi suunamist psühholoogi juurde ja olen siiani klient. Sellel põhjusel olen kimpus paanikahoogude ja ärevushäiretega. Loo moraal, kuti juurde ei tasu minna ja kohtumised võiks toimuda avalikes kohtades. Päikest teile! Väga aus selles suhtes, et palun kallid tüdrukud, ka kallid poisid, ärge minge mitte kunagi esimesel ega teisel date'il kellegi koju. Lihtsalt sellepärast, sest ei tea teda. Nagu tuleb teha taustakontroll, tuleb teda natuke tundma õppida, vaadata, milline see inimene on. Tutvustada
teda enda lähedastele või sõpradele või kellelegi, et keegi teab teda juba. Mitte, et lähed esimest korda, ei tohi, see on reaalselt nagu no go, ei lähe. Ilmselge red flag nagu, ei. Aga selles mõttes väga kurb lugu, sest ma arvan, et see tekitab väga-väga suurt nagu vaimse tervise probleeme, sest point on see, et sa ei tekitanud iseendale seda vaimset seda nagu trauma, see tekitati sulle vägisi põhimõtteliselt, ehk siis sa pead tegelema nüüd selle traumaga, milles sa ei ole ise süüdi tehniliselt. Ja terve elu nagu see kannad seda endaga kaasas. Just. Ehk siis väga julm, mul on mega kahju. Plus ongi see, et tehniliselt nagu, kui see on nagu esimene kord, kus sa tunned seda ärevust, sest et keegi nagu lamab su peal. Ja siis ongi see, et sulle jääb see tunne külge, sul tekibki sellest ärevus. Ja nagu ka paanikahood on väga julmad asjad. Paanikahood tihti sarnanevad nagu su jooksul tunned, et sa sured ära kohe. Või selles suhtes on nagu, et nüüd on nagu hästi valesti midagi ja nüüd sa nagu hingad üli kiiresti, süda lööb niimoodi ja siis sa oledki nagu, et okei, nüüd ma ilmselt suren. Ja nüüd ma panen pikali maha ja ta on kõik. Et paanikahoog on ka selles suhtes väga julm, et ei ole meeldiv kindlasti. Vot. Ja no see politseinik, no... Väga nõme, või üldse see meie süsteemid siin maailmas ei ole kõige paremad või siin Eestis. Nagu juudas. Selles suhtes on kahju, et sa selle avalduse nagu tagasi võtsid, aga samas arusaadav, vaata, sa olid selles hirmus ja eriti kui keegi tuleb sulle niimoodi ütlema, selles suhtes juba väga julge, et sa läksid kohe emosse, läksid tegelikult andsid kohe selle avalduse sisse, et sa nagu alguses sul oli seda julgust üldse teha, tavaliselt just see algus on see, kus sa lööd nagu ploki ette, vaata. Aga ma tahaksin palju öelda seda, et nüüd selle kirja järgi tüdrukud palun ärge nagu ehmuge, et nüüd ilmselt teid ei võeta kuulda, kui peaks selline asja juhtuma. Ikkagi minge ja tunnistage, et nii oli, võib-olla sellest on kasu. Ja võetakse vastutuse. Enda õiguste eest. Täpselt. Ja see, kui ta ütleb nii, siis ole nagu mingi käi perse. Alati ükskõik, kus sulle liiga tehakse tööl, ma ei tea, kodus, ma ei tea, sõprusseltskonnas, suhetes, keegi teeb sulle liiga, siis seisa enda õiguste ees. Ära lase endale pähe istuda või ennast ära kasutada. Sina oled lõpuks see, kes peab endades seisma. See on mingi mänguasi, keda saab tõmmata ja tirida, eks? Täpselt. Seega jalg maha ja kui toimib, pane jalaga perse. Just. Aga tüdrukud, rääkige natuke enda siis võib-olla vaimsest tervisest kiirelt mingid paar sõna, mis te öelda tahaksite? Alustame. No, hästi. Issand jumal. Mul algas siis nüüd mitte eelmise aasta sügisel, vaid üle-eelmise aasta sügisel algas tegelikult see, kui ma läksin oma esimesse töökohta. See oli nagu püsiv töökoht, kuhu ma läksin tööle. Ja ma läksin kohe täiskohaga tööle. Ma läksin ettevõttesse, kus ei olnud kõige parem mul sel hetkel ja ma põlesin läbi. Sellega oligi lihtsalt see, et ma olin kogu aeg tööl. Mu elu koosnes tööst. Esiteks see pluss see, et muga käituti kohutavalt. Oleks siis see, et sulle meeldib seal tööl, saad küll kogu aeg tööl, aga sulle meeldib seal, eks ju, ja seltskond on äge, inimesed on ägedad. Ei, mul oli nagu kõik nii halvasti, kui üldse sai. Mu tervis läks pekki, kõik asjad, ma ei tea, selg valutas, pea valutas, tööle läksid, kohe midagi valutas. Nagu sa läinud tööle niimoodi, et sul ei valutanud midagi. Midagi oli alati viga. Süda paha, pea valutas, külm, tahtsid oksendada, kõik asjad käisid läbi. Ehk siis nagu kõik oli nii valesti, kui üldse sai, ehk siis keha andis sulle märku, sa oled vales kohas, ära tee seda, mine ära. Ja ma pidasingi vastu vist veebruaris oli mu viimane tööpäev ja ma läksin lõppkokkuvõttes ära niimoodi, et kuna mind hästi palju räägiti taga, siis mu juhataja ütles mulle, et kuule Arabella, sust jälle räägiti sitta ja ma ütlesin talle, et okei, super, ma annan lahkumisavalduse ja tulingi ära. Ja nagu ma ei kahetse üldse seda, sest et nagu see oli kohutav, mis seal toimus minu jaoks. Võib-olla teiste jaoks ei olnud nii hull, aga oligi lihtsalt see, et ma tundsin, et mina olin see nagu patuoinas, keda kogu aeg peksti, löödi, tõmmati, tiriti. Ma lasin endale pähe astudes, see oli mu esimene töökoht, ma ei seisnud enda eest. Ja ma tulin ära ja siis ma keeldusin tööd tegemast. Nagu ma olin nagu mingi, ei, mina ei lähe tööle, ma ei lähe mitte kunagi tööle, ma keeldun sellest. Ja sealt hakkas tekkima ka see eluhirm, mida ma edasi teen. Ma ei suuda mitte kunagi töötada, sest et mul oli nagu kabuhirm töö vastu.
ma olingi nagu, et okei, et mul nagu suvi on vahel, saad elu nautida, aga kus ma raha saan, kui ma tööd ei tee, eks ju, et äkki mul jääbki terveks eluks see tööhirm, et rikast meest ka ei saa kuskilt, eks ju, mida ma teen oma eluga põhimõtteliselt, eks. Ja siis mul esimene ärevushoog oli ka Tartus, aga nüüd teises ööbimiskohas. Ja mul oli sellest, et või nagu esimene kord ma mäletan, ma tundsin seda, et toas oli liiga palju inimesi. Õhku polnud. Ma tahtsin nutta, mul oli halb olla. Ja mind tõmbas kohe Jonne poole. Nagu ma tundsin, et kohe kui Jonne must nagu mööda kõndis, ma tahtsin talt nagu käest kinni võtta ja öelda, et tee midagi palun, nagu mul on nii halb olla. Ma nagu kohe tundsin, et tema on see inimene, kes mind saab sellel hetkel aidata. Ja Jonne keeras minu poole, ta oli nagu mingi, et mis sul on, mul pisarad voolasid, ma tundsin, et nüüd on maailma lõpp põhimõtteliselt. Mul oli nii halb olla ja kõik jalad hakkasid valutama, ma mäletan, mul sääred valutasid nagu lihtsalt siuke tunne, et sa nagu lihtsalt varised kokku sel hetkel. See oli nii rõve, ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub. No mina sain kohe aru, mis toimub, selles suhtes ma tundsin selle tunde ära, et kui ma tal käest kinni võtsin, nagu siis ma küsisin, mis sul on, siis ma sain kohe aru, et tegu on nagu ärevusega. Nagu selles suhtes mul nagu vedas, et mul oli nagu keegi teine, kes ütles mulle, et sul on ärevus. Et ei olnud seda, et ma nagu ei teadnud, mis muga toimub. Ma ei teadnudki, mis muga toimub sel hetkel, aga kohe, kui ma nagu põhimõtteliselt Jonelt käest kinni võtsin, siis tema teadis, mis mul viga on. Ja siis oligi nagu see, et ta teadis kohe, et okei, teeme hingamisharjutusi, anname rahustit. Lotta tegi mulle jalgadele massaaži. Oligi, ma võtsin rahustid alla, et ma magama jääksin. Nagu kogu aeg oli nagu tamp taga, et midagi teha, vaata. No me oskasime ka paremini toimida juba, sest ma teadsin, millega on tegu ja ma teadsin, mida teha, mis mul enam-vähem toimis. Et jah. Et selles suhtes see oli nagu esimene kord, kus ma seda nagu tundsin ja ma sain aru, et midagi perses sõna otsus mõttes. Ausalt öeldes ma enam väga rohkem ei mäleta, mis sealt edasi läkski. Siis oli mingi periood vahel, siis ma kohe ütleks, et ma hakkasin juba nagu õppima, kuidas sellega elada. Juba sain aru, et okei, mul on see asi olemas, eks ju, kehas, aga ma saan hakkama. Noh, oligi see, et ma võtsin nagu Jonne pealt kõik need asjad vastu, kui temal oli ärevus, oli mul ärevus. Jonne ütles, et tal on ärevus, ma nägin, et tal oli ärevus, mul oli ärevus. Kõik siuksed asjad nagu jäid mulle kohe külge. Aga ma juba nagu harjusin ära ja siis mul tuli see, et ma ei söönud enam. Siis mul tekkis see, et oligi see, et mul läks süda pahaks kohe, kui ma midagi sõin. Vahet pole, mida ma sõin, palju ma sõin, mul oli süda paha, ma ei tahtnud süüa, ma keeldusin söömisest. Ja meil oli probleem, et Pella ei söönud siin ja Pella võttis alla päris korralikult. Jah, sest mul oligi lihtsalt see, et nagu kell oli vist mingi 5-6. Ma nägin neid esimest korda päeva jooksul, ma läksin välja, esimene asi, mis mul küsiti, oli see, kas saad söönud midagi täna. Ma mingi, ei. Ma just tundsin teda sööma. Et nagu minu jaoks oli juba see, et minu jaoks ei olnud see oluline, ma ei tahtnud süüa, see oli esiteks raha raiskamine minu jaoks, aja raiskamine ja lihtsalt mõttetu asi, mida ei olnud vaja minu jaoks sel hetkel. Ja oligi, ma ei söönud mitte midagi, kuniks siis oligi, et põhimõtteliselt mul juba käiti pudrukausi kärgi ja küsiti mitu korda päevas, et kas sa oled söönud ja kui sa oled söönud, siis pidid ütlema, mida sa tahad süüa ja kui ma vastasin, ma ei taha midagi süüa, siis ma pidin valima midagi, mis ma sõin. Siis põhimõtteliselt oli juba, et aga võta üks amps veel vaata, et siis on viimane ausõna. Nagu väikest last põhimõtteliselt toidaks, et võta see üks amps veel, siis on kõik hästi. Ja noh, üleüldse mul olid lõpuks nagu mingi kindlad asjad, mida ma nagu olin nõus sööma. Aga kohe, kui ma nagu olin päeva otsa üksinda, siis oli fakt see, et ma ei söönud mitte midagi. Või siis ma näksisin mingi paar asja või mingi paar ampsu või midagi. Ja ma ei teagi, siis lõpuks oligi see, et neil endal viskas kopa nii ette, et nad ütles, et tavai, et nüüd on aeg arsti juurde minna ja Jonne pani mulle psühhiaatri aja kirja, sest et tal oli korkri auguni juba sellest. Et ta peab mulle nagu väiksele lapsele kogu aeg ütlema, ma pean sööma. Ja siis ma käisin psühhiaatri juures ära ja ma sain ravimid peale.
Esimesena ma võtsin mingit rohtu, see mul nagu üldse ei toiminud, see tegi asjad hullemaks, mul oli nii kohutav ärevus sellega. Nagu see mind kõige rohkem häiris oligi see, et ma olin just nagu õppinud oma ärevusega toime tulema ja siis ma hakkasin võtma mingeid ravimeid, mis tekitas mulle veel rohkem ärevust. Ja ma üritasin veel talle selgeks teha, et see on okei, et sulle võib-olla ei sobi see ravim, mine ütle ja lase välja vahetada. Ei. Nagu ma olin lihtsalt nagu, et ei, mind nii häirib see, eks ju. Mul oli nagu lihtsalt 2 nädalat oli siuke tunne, et ma sõna otseses mõttes suren ära. Nagu ma käisin tööl, ma vaevu nagu eksisteerisin, ma olin nagu mingi pilve sees ulpisin seal lihtsalt päev otsa. Kliendid tulid midagi küsima, mingi, mida? Nagu lihtsalt mitte midagi ei saanud aru, mis ümber toimub. Ja siis ma vahetasin rohte ja siis need mul toimisid nüüd väga hästi, mida ma võtan on Zoloft, ma võtan 50 milli, aga selle ravimi kohta see on kõige väiksem kogus ka. Ja, okay. Mõtlen eriti palju võtab. Ei, ehk siis tegelikult see on vähe, mis ma võtan. Ja ma ei tea, nüüd on nagu siuke, et otseselt mul ei ole enam seda tunnet, et nagu maailm saab läbi või mis minul üldse tekitas, see oligi see, et ma ei tundnud enam nagu rõõmu elust või nagu asjadest rõõmu. Ja mul on diagnoositud depressioon, mitte ärevus. Mul ärevust ei ole diagnoositud. Mul on mõlemad diagnoositud. Aga mul on ainult depressioon diagnoositud ja ongi lihtsalt see, et nagu ei viitsin seda elu enam elada ja ma ei näin pointi enam ja miks ma üldse olen siin nagu, ja mul ei olnud see, et ma ei tea, ma lähen hüppan kuskilt alla. Mul ei tekkinud nagu neid mõtteid pähe otseselt. Aga ta lihtsalt oli nagu, ma ei viitsi enam elada ja ma loodan, mul mingi auto otsa sõidab. Ja ma lootsin, et see nagu juhtub lihtsalt, et keegi killib ma ära kogemata. Mitte nagu mõelda sellele, et see inimene tunneb ennast sitasti. Aga ma lihtsalt lootsin, et muga juhtub midagi siukest, et nüüd on kõik vaata. Et ma ei pea ise midagi tegema selleks. Mina ka lootsin seda või ise sõidad autoga ja hoiad lihtsalt roolist tugevkin. Olen nagu, okei, kas ma nüüd pööran või ei pööra. Aga nüüd äkki pööran kraavi. Lihtsalt hoiad kinni ja võitled oma elu eest lihtsalt tegelikkuses oma emotsioonidega. Aga mis ma tahan öelda seda kohta, et kui su keha annab sulle märku, et kuule, see miskit on nagu valesti või näed, et su tervis läheb, palun kuula oma keha, sest kui sa ei kuula oma keha ja seda kogu aeg edasi lükkad, siis sa lõpuks võitled palju suurema asjaga kui see, et sa oleks kohe sellega tegelenud. No see ongi see, et su keha nagu annab tegelikult nii hästi märku, kui ma nagu tagantjärgi mõtlen, siis mulle sõna otseses mõttes keha andis märku, et sa oled nagu pasas kohas minema nagu tõmba uttu, sa nagu sa põled läbi kohe ja ma põlesin räigelt läbi. Nagu ma vihkasin tööd, keegi mainis tööd, mul tuli okserefleks peale. Kuulsin selle ettevõtte nime, mul tuleb endiselt okserefleks peale selle peale. Keegi ütleb seda, ma nagu juu. Sest nagu lihtsalt minu jaoks on see nagu no go. Seega jaa, aga ei, ma selles suhtes ma nagu, mul on endiselt ärevust vahepeal. Ma endiselt tõmblen ringi vahepeal. Ikka on vahepeal mõtteid. Asi ei ole enam nii hull. Võib-olla sa oled ka alles enda leidmise teel, ütleme niimoodi. Võib-olla sa otsid, kes see Bella on. Ja, selles suhtes, et ma endiselt liuglen vaikselt. Ega mul ei oleks väga kahju, kui keegi mulle otsa endiselt sõidab. Bella! Selles suhtes, et okei, praegu oleks kahjust, ma ei ole seda langevari hüpet veel ära teinud. Kui ma selle ära teen, siis mul on suht pohhui. Et nagu, et ma ei taha, sest mul on head sõbrannad. Langevari hüpe ikkagi. Ei tohi, nii ei tohi mõelda tegelikult. Ei, tegelikult ei. Mul on väga palju lahedaid ja ägedaid inimesi ümber, kelleta nad ei saa, kes ei saa ilma minuta hakkama seega. Mul ei ole kuhugi vaja minna. Mul on veel väike vend ja vanaema ja teie ja vanemad ja et... Ja ma arvan, et sul endal on elus veel väga palju teha ja ma arvan, et sa ise tahad kogeda palju veel. Okei, fine. Mul on vaja korki veel võtta ja laps saada ja rikas mees. No näed, ikka see rikas mees, ega seda ei saa kuskile jätta. Ei, siis ma ei peaks tööl käima. Kas sa tahad veel midagi öelda? Ei taha vist. Okei, teeme nii. Aga Lotta, sina räägi siis. Lotta meil selles Oota, ühe asja ma ütlen. No. Ma tahaks seda öelda, et ma olen mega tänulik selle eest, et see on küll nagu halb, et Jonna on selle nagu läbi elanud, aga ma olen selle eest nagu tänulik, et mul ei olnud seda perioodi, kus ma nagu seda ülipikka perioodi, kus ma ei saanud aru, mis minuga toimub, vaid mul oli kohe olemas inimene, kes nagu teadis seda, pluss mul oligi see, et minu jaoks oli Jonne turvatunne sel hetkel, kui mul tekkis ärevus. Sest mina teadsin, mida ta tunneb ja ilmselgelt tekib sul inimesega turvatunne,
kui kes teab, mis see on. Ma teadsin kohe, et kui mul ärevus on, ma tahan Jonnelt käest kinni võtta, sest et see aitab mind sel hetkel. Sest et ma teadsin, et tema on seda läbi elanud ja ta oli minu jaoks see turvatunne. Ehk siis nagu selles suhtes ma olen väga-väga tänulik sellele ja kohati ka, kuna Jonne selle nagu nii pikalt läbi elas, siis ma leidsin palju kiiremini nagu lahenduse sellele. Ja. Mitte, et mul oleks sest mina oskasin ka suunata, ma olingi, et sa lähed sinna ja nüüd teed seda. Jah, ehk siis nagu mul asjad käisid natukene kiiremini tänu sellele. Vot. Ja no Lotta lihtsalt oli nagu meile mõlemale megatoeks. Nagu megatoeks, nagu me selles suhtes imetleme Lotat, et Lotta oli nüüd see, kes pidi kogu aeg kannatama meie Ameerika mägesi. Ja ta sai vatti kogu aeg. Ja nagu ta sai kõik selle sita enda peale ja me mõtleme siiamaani, kuidas tema ei ole sinna auku langenud ja et Lotta räägi, miks sa ei ole sinna langenud. Kui see on hea küsimus, sest ma iga päev nagu, mitte iga päev, aga nagu sel hetkel ma mõtlesin ka, et nagu millal mul see pauk ära käib, vaata. Et nagu me olemegi iga päev koos, teeme asju koos, ma näen seda kõrvalt, ma nii-öelda nagu proovin mõista, vaata, mida te tunnete, aga samas ma olen tänulik, et ma ei ole pidanud seda läbi elama nagu teie jutte kuulates ja teid kõrvalt nähes, et see ei ole see, mida sa nagu soovid isegi enda vihavaenlasena. Jaa, täpselt. Aga ma ei hea meelega ütleks, mis mul see saladus on, aga ma ei tea, võib-olla lihtsalt ma ei tea. Võib-olla see, et sa pidid olema nagu see vastutav, nagu kuidagi mitte vastutav, aga sa pidid olema see müür, mille peale me toetusime, ehk sul ei olnud võimalus lasta ennast nagu... Ma pidin teie pärast tugev olema ja ma ei saanud selle ärevusega leppida ja seda endale võtta. Kusjuures see võib olla see, ja minu arust sa oled kuidagi üldse selles osas parem, et sina suudad rohkem lasta ühest kõrvast sisse ja teisest välja kui meie. Nagu, jah, kui mina klienditeenindajana töötan ja keegi ütleb mulle halvasti, siis mina mõtlen selle terve päev, aga Lotta on see inimene, kes on nagu, talle öeldakse midagi halvasti, ta laseb ühest kõrvast sisse teisest välja. Nagu, okei, lähme edasi päevaga. Aga see oleneb muidugi, kes vaata ütleb. Kui mingid kliendid, siis ma nagu, vabandust, on ju. Ja siis ma lähen oma tööpäevaga edasi. Aga mina ei suuda nii. Et aga Lotta suudab. Aga Lotta, tahad sa midagi lisada öelda? Mõte jooks kokku. Aga mis ma öelda tahaksin? Ma olen ülitänulik, et te tegelikult olete mulle nii palju õpetanud. Ma olen ülitänulik, et te mu kõrval olete. Näete, Lotta hakkab jälle murtuma. Lotta meil lihtsalt näitab emotsioone välja, mis on väga armas. Mina ei oska seda näidata, see ei tähenda, et ma ei ole tänulik. Ma olen väga tänulik, aga ma lihtsalt ei nuta selliste asjade peale väga. Ja Lotta on meil armas ja tema... Ma nutan kõige muu peale. Ja Lotta on meil armas. Aga selles mõttes mul on nagu Lottast kahju, et Lotta on pidanud nagu räigelt võtti saama. Ja ma ei imesta, kui üks päev sinu murdepunkt tuleb, aga siis sa tead, et me oleme su kõrval. Ja me aitame su välja sellest. Nüüd on sul 2 inimest, kes teab. Jah. Eriti hästi läheb. Just. Vot, aga anname ära siis need kingitused. Me peame otsad kokku tõmbama, tõesti, see tänane episood on tulnud väga pikk, väga vabandame, aga see on meie jaoks üks väga-väga tähtis teema. Ja pluss viimane episood. Ja saategi pikemalt, sest me jätsime nädala vahele ka nii. Ja siis ongi aus, et saate natuke pikem episoodi. Need jah. Vot, aga... siis alustame võitjate kuulutamisega. Glam Upperi saab meil siis üks kiri, mis oli siis, kui meil olid need episoodid, mis peale gümnaasiumit edasi. Ja mis peale seda edasi saab, kus üks tüdruk rääkis, ma võin öelda, et see on tegu tüdrukuga, kus ta rääkis, kuidas ta sai tegelikult hakkama väga vähese rahaga. Ja tal oli veel mees ja kodu ja kõik töö ja kool ja korraga ja kuidas ta sellega hakkama sai ja see oli tõesti väga imetlusväärne lugu ja tema saab selle, sest ma tunnen, et ta on seda väärt, et tegelikult hea poputus igale neiule alati tore ju. Nii et siis igatahes me võtame kõigiga ühendust, anname teile kontaktid, kelle te ilmselt siis ise kirjutate täpsemalt mida kuidas või vaatame, kuidas me teid üles leiame. Et ilma teie. Siis Luminescence'i nii-öelda kinkekaardi 25 € saab siis meil üks kiri, kus oli versus
tema siis andis meile üldse idee algselt. Seda versus asja teha. Ja see oli siis see episood, kus me rääkisime issand, see oli Red Flags ja Green Flags äkki või? Kus siis, kus me rääkisimegi sellest, et temal oli siis seal kirjas nagu, et tehke versus seda, vaatad kumb. Ja see väga-väga meeldis inimestele. Ma olen nii palju selle kohta kuulnud, kes on öelnud, et issand, see oli nii äge, et nagu see oli täiesti teistsugune. Ehk siis sellest me anname selle sulle, et mine osta endale üks äge komplekt selles suhtes, et päriselt mine naudi, näed särtsakas välja sellega kindlasti. Nii et see tuleb sinu üle. Ja Clean Kitcheni, ma arvan, et anname meie tänasele viimasele kirjale nüüd, kus just tüdruk rääkis siis ärakasutamisest. Ma arvan, et minul on alati isiklikult aitanud söök emotsioone nagu leevendada. Et tee miskit mõnusat süüa, saad ise valida endale mõned retseptid ja tuleb sinule see koju siis ja naudi ja tee süüa. Aitab söögi tegemine tegelikult on väga minu arust rahustav tegevus. Isegi mina avastasin selle endale lõpuks. Nii et mine tee süüa ja naudi. Ja nautige kõik oma kingitusi ja saatke pilte ja videosid ka meile siis pärast, et kuidas süüa teete ja kuidas komplekt istub ja kuidas meik on valatu ja just. Et me meelega tahaks näha neid. Ja täpselt. Nii et nautige ja jälle suur aitäh teile, et te meid kuulate ja näeme siis teises hooajas. Just. Teeme nii. Ja, tšauki, tšau!